Tere tulemast kuulama Hingede episoodi 19. osa. Täna on meil külas mees, kelle sulest on ilmunud 2 raamatut. Tal on oma telesaade olnud. Samuti on kunagi olnud ta justkui hüpnotisöör Ants. Täna ta minu arvates täna ennast niimoodi ei nimeta, aga sellest ta saab ise lähemalt rääkida. Kindlasti täna tegutseb Ants konstellöörina ja justkui siis terapeudina. Et sellest võiks ka saame natukene rääkida. Aga sul on olnud ka elus selliseid huvitavaid seikasid, kus kaaberdatakse sinu äppe ja erinevaid seikasid juhtub ja üleüldse natuke võib-olla müstilisem mees istub meiega täna siin. Aga tere tulemast, Ants. Tervist. Ja võib-olla alguses ma natukene tahaks minna sinna Võrumaale, sinna, kus on su juured ja kus sa üldse üles kasvasid. Täpsustan kohe, Võrumaal ei ole minu juured on Tartumaal. Tartumaal, ja üldse Lääne-Virumaal, et ma olen lapsepõlves mõnes mõttes mitte palju kolinud, aga niisugust 2 suurt elukohta siis, et esimesed 8 aastat ma olin siis Lääne-Virumaal üldse Annikveres ja käisin Haljala koolis 1. klassis ja siis ma kolisin Tartusse ja siis Kambjasse, et Võrumaa jääb natukene nüüd kaugemale. Okei, aga ma saan aru, sa ehitad kodu praegu sinna? Ma ehitan maja teadmata miks, et selles mõttes, et ma leidsin 3 aastat tagasi äkki, leidsin ühe vana talumaja, lihtsalt KV-st tuli kuulutus ette ja kuigi see nägi välja nagu tondiloss ja mu vend ütles, et mida sa sellest tondilossist ostad, et sinust ei ole ju maja inimest, siis see connection toimus selle majaga kohe ja nädala pärast ostsin ma selle maja ära. Ja täna nüüd ta saab kohe valmis, et paigaldatakse kööki. No väga mõnus. Aga ma korra küsiks ka liiguks sinna korra lapsepõlve, et sa täna töötad inimestega, et kas sa juba lapsepõlves ka tundsid seda, et sul on võib-olla mingid teistsugused, kas sellised tundmised või võimed või see, et sa soovid nagu inimesi aidata või nendega töötada? No, ma olin pisut teistmoodi laps, et minu arvates sünnivad teatud inimesed teatud kindla missiooniga siin elus, et nad juba lapsena võivad väga täpselt teada, et praegu on Kanal 2 üks tantsi või laula mingi saade. Ja seal on ka üks Mai Ringo minu meelest oli 10-aastane ja ta on tohutu talent siis laulmises ja ma pole nii küpset artisti Eesti laval näinud, võib-olla Anne Veski kvalifitseerub sinna, et siis minu puhul oli ka natukene teistmoodi, natuke teises valdkonnas, et mul oli juba 3-aastaselt, ma olen ka enda podcastis rääkinud, et Ants ütles, et temast saab kuulus kirjutab raamatu Kuulus ja miljonär. Mina ei teadnud, ma olin neid sõnu ilmselt kuulnud, aga mingisugune selline teistmoodi olemine kindlasti juba lapsena oli, et selline täiskasvanulik pilk, et ma vaatan väga noorest peast juba, ma vaatasin inimesi nagu teistmoodi, mitte lapse silmadega, vaid see, et mida nad tunnevad, mida nad mõtlevad, miks nad nii käituvad. Loomulikult see mõttelaad oli võib-olla algeline sellel hetkel, aga ikkagi see tundmine oli nagu olemas, et mida inimesed nagu tunnevad, et ma oskasin väga täpselt nagu ära selgitada ja täpselt neid õigeid rolle võtta, mida need inimesed siis vajasid, et see on selline kameelion isiksus, mida tihtipeale arvatakse, et see on kuidagi halb või et sa oled siis paha või manipulaator, aga tõesti mul need isiksuse nagu vastavalt sellele isiksusele, kes mu vastas istub, vastavalt sellele ma siis organiseerun alateadlikult ja tihtipeale ükskord ma küsisin ka ühelt hääleseadjalt või hääleõpetajalt, et kuule äkki vaataks selle hääle üle, lihtsalt tundus huvitav, et kuidas oma häält juhtida ja siis ta ütles, et sa võiksid mulle koolitust anda, et ta kuulas mu mingeid raadiosaateid või mingeid podcast'e ja siis mingit tavalist intervjuud, et ma valin täpselt selle õige tonaalsuse või õige hääle tämbri selle järgi, mis keskkonnas on parasjagu olen ja ma ei tee seda teadlikult kuidagi. Et see alateadlikult tuleb sinu? See alateadlikult tuleb, et mõne inimesega olengi väga konkreetne ja väga selline jõuline, mõni vajab pai, ehk siis kui sa oled üle 10 000 inimesega kuskil töötanud, siis see kõik ilmselt loksub sinus nii-öelda aja jooksul paika. Väga huvitav. Mina küsin sinu käest seda, et mis sa usud, kas meie anded, meie talent, meie oskused tulevad ka juurtest
kust me põlvneme? Kindlasti, ehk siis vanavanemate tasandilt tulevad väga paljud anded, ehk siis kui inimesed vaatavad ka oma elu peale tagasi, siis tavaliselt anded liiguvad üle põlvkonna. Ei pruugi alati, aga näiteks konstellatsioonimaastikul öeldakse seda, et kolmandast põlvkonnast tulevad just kõige tugevamad nii-öelda anded, et ja, need avalduvad, et kui kellelgi on olnud pillimees, eks ju, või muusikat teinud või hästi selline esile kerkinud keegi, siis kindlasti tulevasest põlvkonnast tuleb keegi tema sarnane, et need anded kipuvad üle kanduma, aga seal on hästi oluline ka jälgida seda, et üks asi on see, et anne kandub üle, aga teine asi on see, et me ei läheks nii-öelda ka lõimumistesse nende esivanematega, ehk siis sageli on nii, et on juhtunud mingeid raskeid sündmusi või keegi kaotanud midagi või millega ei ole hakkama saadud, siis me kipume alateadlikult nii-öelda minema nende saatuste kordamisse. Ja see on hästi põnev, mida peaks oma elus jälgima, et kui minu elu hakkab tunduma juba täpselt samasugune, nagu sellel inimesel oli, siis kas see on sinu elu või sa lihtsalt kordad kellegi saatust ja üritad seda siis uues vormis oma elu kaudu praegu korda teha. Ja see on ka üks asi, millega ma töötan. Aga kas sul on mingi lugu ka rääkida, kuidas samamoodi keegi elas elu, kus võib-olla oma vanemate või vanavanemate elu ja kõik nagu mustrid kordusid ja kui sina temaga töö ära tegid, siis nagu inimese elu muutust? Esiteks inimene teeb ise endaga tööd, et mina saan talle anda need perspektiivid ja sekkumismeetodid, aga need lood on igapäevased, et kõige banaalsemad lood on need, et kõik naised jäävad üksi, kõigi juurest jooksevad mehed ära näiteks. Et hästi klassikaline muster, mis on alguses saanud tegelikult konkreetsest ühest sündmusest, kus kellegi naise mees viidi sõtta või kadus ära või läks tanklasse ja ei tulnud kunagi tagasi ja sealt toimus nii suur siis üleelamine või pettumine, solvumine, mis siis need olemasolevad lapsed, kes juba olid, kogesid seda ka oma ema juures ja võtsid selle nii-öelda mustri või tunde enda sisse üle ja kuna ema ei saanud näiteks selle pinge ja valuga hakkama, siis nad lõid oma elus täpselt samasuguse olukorra, kus see mees laseb jalga, leiab armukese, mis iganes. Ja nii kui me sellisest perspektiivist vaatame, siis me saame probleemid päriselt ära lahendada või mustrid päriselt ära lahendada. Mitte see, et ma mõtlen positiivselt ja mõtlen, et kuidas ma nüüd saaksin teisiti teha või kuidas ma nüüd mõistusega valin teistsuguse kaaslase. Meid juhivad ju tegelikult alateadlikud protsessid ehk meie käitumist juhivad alateadlikud protsessid, mis tähendab seda, et väga palju asju on vaja inimesel üldse teadvustamata tasandist teadvustatud tasandisse tuua, et aru saada. Ja samamoodi toon ka näite näiteks, et hästi viimasel ajal on väga paljud juhtumid olnud sellised, kus niisugune raske teema, kus näiteks see on küll neljanda põlvkonna lugu rohkem, kus naised vahel mees ei tahtnud, et naine saaks lapse. Ja küll nad siis sidusid ennast mingi nööriga ümber kõhu ja üritasid kõik teha selleks, et lapsi sünniks või sünnib, siis matab ta metsa ära, eks ju, ja sealt tekivad ja siis vaatavad, miks see süsteem on nii lappes piltlikult öeldes või miks seal isiksuse häired on. No kui on nii traagilised sündmused olnud, kus ema näiteks tahab hävitada oma last, siis see jätab kustumatu jälje peresüsteemi ja siis see hakkab nii-öelda häirete ja erinevate sümptomaatikatega ennast nähtavaks tooma. Ja nüüd, kui mõelda nüüd konstellatsiooni peale, siis just kui mõeldakse, kuna ma ise selle tuntuks tegin, siis ma arvan, et on ka mõistlik rääkida, et kui inimesel on juba isiksushäire näiteks välja kujunenud, siis konstellatsioonil kindlasti see meetod, millega isiksuse häiret nii-öelda parandada, et selleks on ikkagi või käitumishäiret või mis seal nii-öelda taustal on, aga mida konstellatsioon saab näiteks teha, on see, et ta saab võtta inimese ära nendest rasketest sündmustest ehk üleseotustest ja lõimumisest ja siis jääb inimesel üldse aru saama, mis olen mina ja mis on teised ja siis on võimalik selle kahjustusega tööle hakata juba ka näiteks kliinilistel spetsialistidel, kes on nii-öelda siis selles osas pädev. Aga kui sa sellisele lihtsale Eesti inimesele seletaksid, mis asi see konstellatsioon on üldse? Ma olen sellest nii palju rääkinud, et see on nii-öelda mõtlen, kuidas seda kõige paremini seletada. Kõige lihtsamalt. Konstellatsioon, see nimi konstellatsioon on selline, ta on sisuliselt nagu perepaigutus, ta on selline grupitöö metoodika algselt, mis tähendab seda, et meil on võimalik nii-öelda tuua inimese sisepilt
ruumiliselt nähtavaks, kas siis esindajate kaudu, et ma lähen näiteks sinu juurde, ütlen, palun ole minu isa, palun ole minu ema ja siis te hakkate nii-öelda, seda kutsutakse siis terapeutiliseks väljaks, mis on nii-öelda siis siiamaani nii-öelda siis tõestamata, ma arvan, seda ei peagi ära tõestama, sest see ongi see müstiline koht, mida inimene ise kogedes saab aru, et seda ei saa näidelda, sellepärast et kuidas teie saate siis öelda järsku mõne minuti pärast hakata käituma täpselt nii, nagu võib-olla minu ema, isa käitusid või ütlema samasuguseid sõnu. Ja nii on võimalik inimesel turvaliselt enda sisemine pilt tuua ruumiliselt välja ja kui inimene näeb nüüd distantsilt oma sisemist pilti, kuidas ta on enda sisse registreerinud oma ema või oma isa ja see ei ole selline müstiline fenomen, et nüüd surnud tulevad näiteks sinna ja ma ei tea, võtame seal 5 põlvkonda, ma ei tea, mingeid naisi, vaid see on see, kuidas inimene on registreerinud enda sisse need objektid või kuidas tema ema või isa on registreerinud oma vanemad enda sisse ja me saame seda lihtsalt tuua distantsile. Hea näide on see, et näiteks ma leian kaaslase ja mul hakkab tunduma, et ta on täpselt kas minu eksi sarnane või siis ta minu ema sarnane ja siis ma mõtlen, et kuidas see võimalik on. Vaata, see ongi see ülekanne. Ehk siis me teeme projektsioone ja ülekandeid kolmandatele objektidele, kellest meil on puudus olnud või kellega meil on mingi jama olnud. Konstellatsioonis saame samamoodi tuua ruumiliselt, projetseerida nii-öelda sulle siis oma teadlikult selle rolli, mida ma tahan näha ja siis see hakkab nii-öelda avalduma seal. Ja siis on võimalik neid sekkumisi teha, ehk siis inimesed rasketest lõimumistest, rasketest kohtadest välja tuua, et inimene näeks üldse seda lahenduste ruumi. Et kõige olulisem asi üldse igasuguse teraapia puhul on see, et me oleme kõik oma mõtetes ja oma harjumuspärastes nii-öelda tundmustes ja näeme ainult väga kitsalt oma seda mätta otsast, et siis igasugune teraapia mõte peab olema see, et sa näitad inimesele ka lahenduste ruumi ehk teist perspektiivi. Ja ma arvan, et konstellatsioon kui selline on tegelikult üks parimaid põlvkondade ülese traumaga töötamismeetodeid, sest meil ei ole ühtegi teist metoodikat praegu, mis aitaks põlvkondade üleselt selliselt vaadelda. Ta on küll pereteraapiaga tegelikult väga sarnane, kuna ma olen pereteraapiat natuke studeerinud, et siis seal on väga palju elemente sarnaseid, aga konstellatsioonis on ka palju asju, mis on puudu, mis võiks olla. Et näiteks, kui tuleb niisugune rea konstellöör, see vahepeal koolitati, ma ei tea, 150 inimest korraga, siis see on massi tootmine, raha tegemine, seal ei ole seda kvaliteeti ja sa ei suuda neid inimesi tegelikult hallata. Et seal jääb see praktika osa jääb tegelikult niruks just järelevalve all. Ja siis võibki olla turul selline seis, kus müstifitseeritakse väga palju üle, tehakse väga esoks konstellatsioon ja seal on kindlasti esoteerilisi elemente, aga see ei aita inimest nagu pikast plaanis edasi, kellel on näiteks raskekujuline depressioon, siis ma võin seal konstellatsiooni teha pea peal seista, aga seal on juba ajus toimunud nii-öelda siis muutused ja vahel on vaja ka teistsugust lähenemist juurde, mitte ainult konstellatsiooni lõputult teha. Aga mis ohud seal on? Ohud on väga selged, et näiteks kui siin ükskord, kui ma telesaadet tegin, siis laser üritas ka mind rünnata nii-öelda konstellatsiooni, siis sama kanal kusjuures veel, et siis nad läksid ka nii-öelda siis proovi konstellatsiooni ja toimetaja, neil oli siis väidetavalt depressiooni, siis ma vaatasin, mida see terapeut siis teeb. Ehk siis, kui sul on tegelikult inimene pikka aega depressiivses olekus olnud ja ta tuleb tegelikult kaitsepositsioonis, ehk nad tulevad tegelikult, sa ei saa aru sellest, et nad tulevad tegelikult ka lugu tegema ja müüb draama, siis täiesti pointless on panna seal, ma ei tea, 4 põlvkonda üles, hakata seal klientile seletama, et vanaema, vanaisa oli pekkis. Ehk siis ta ei suuda seda vastu võtta, ehk siis tal puudub see ressurss, ehk kõigepealt tegelikult tuleb kliendile see ressurss leida või väga lihtsustatult teha asjad selgeks. Ja mõnikord näiteks väga tugeva ärevuse puhul ei ole ka võimalik mõnikord inimest terapeutiseerida, ehk siis kõigepealt tulebki see ärevus nii-öelda maha saada, vahet pole, mis metoodikaga, olgu need siis ravimid, olgu need siis mingid muud lõdvestavad meditatsioonid, et inimene üldse suudaks integreerida. Et mis konstellatsiooni oht on, ma tulen nüüd selle juurde tagasi, ehk siis kui tehakse grupi konstellatsiooni, et seda on võimalik väga edukalt teha ja väga paljudel inimestel on sellest abi, kes on juba kellel on päris küps nii-öelda see täiskasvanud osa olemas. Aga see toimub suhteliselt kiire aja jooksul, ehk siis mõnikord on see töö 20 minutit, mõnikord tund aega, aga inimesel puudub võime nii kiiresti integratsiooni luua. Mis tähendab seda, et kui nüüd avaldub sealt mingi suur draama, inimene võib saada vau-efekti. Vau, kus see kõik niimoodi tuli ja vau, ja ongi justkui nagu hetkeks tunne, et asi nagu võib nüüd muutusesse minna.
aga see integratsioon, vaata teraapia peaks olema korduvate protsesside jada ideaalis. Mõnel inimesel ei ole vaja, kellel on lihtne muster, lihtsalt ma ei tea, mehed lähevad ära, eks ju, seal ei pruugi olla midagi nii keerulist, võibki poole tunniga korda teha. Aga kui on ikkagi sellised keerulisemad konditsioonid või probleemid pikaajalised, siis see peaks olema korduv, aga see ei tohiks olla korduv konstellatsioon. Ehk siis sa võid teha selle suure töö ära, aga see peab olema individuaalne töö, sest paljud inimesed toimivad lapse tasandilt, mis tähendab seda, et terapeudist saab ajutiselt tegelikult kliendi või ma ei saa patsiendi öelda, ma ei ole arst, aga kliendi meelehoidja, ehk siis ta toetab oma meele minu peale. Ja nüüd, kui teraapias on täiesti lubatud ka tagasikukkumise protsess, mis tähendab seda, et inimene võibki paari nädala pärast tagasi kukkuda, see ei tähenda, et temaga oleks midagi halvasti. See tähendab, midagi on veel, kus klient vajab toetust, seal saab väga selgelt ära vaadata selle, kas inimese meel suudab üldse iseseisvalt püsida. Sest väga paljud inimesed on ka suhtes partneritega, kui see partner ära läheb, siis nende maailm kukub kokku. See ei ole see, et nende maailm kukub kokku, nende meel kukub kokku, sest nende meel ei püsi, sest nad on saanud lapsepõlves kahjustada ja nad otsivad partnerist tegelikult tugiobjekti. Või kuulake seda sõna abielu. Et inimene vajab nagu abi elamiseks, et mõnes mõttes on see nagu huvitav termin ja kui mina kunagi ütlesin kunagi, kui ma tulin avalikkuses, ütlesin, ma tahaks kindlasti 3 korda abielluda 25-selt esimest korda, siis praegu mõttemaailm on küll muutunud, et ma ei vaja abi elamisel, ja leida näiteks sellist inimest enda kõrvale, kes oleks emotsionaalselt intelligentne, kes oleks tark, võib-olla ka ilus nii sees kui väljast või stabiilne, saab endaga hakkama, olgu kui mingid probleemid võivad olla, aga ta võtab vastutuse tikutulega otsi tegelikult taga. Et sina oma elus ei ole leidnud sellist? Olen küll, aga nad on ära läinud. Sellepärast, et vaata, kui inimesed toimivad niimoodi, et väga palju võib-olla paralleele luua inimestele oma eludega, et siis tihtipeale, kui ilmneb probleem, siis mis ma olen märganud seda, et inimesed tahavad nagu sellest probleemist püherdada või nad hakkavad protestima lahenduse vastu. Ja vaata, kui partner on parasjagu siin ja sina oled oma arengus siin ja see ei ole mingi egomäng, et ma olen nüüd kõrgem, parem ja ilusam ja toredam, vaid just see ka energiatase ja just see endaga toimetuleku tase, siis kui mina olen siin ja partner on siin, siis ta tihtipeale mitte enda teadmata hakkab manipuleerima sind samale tasemele. Et tule kannata minuga koos on see varjatud dünaamika. Ja siis on hästi huvitav, ma olen testinud ka seda, kui ma ei tule, mis siis juhtub selle inimesega, eks? Ja siis vaata, kuidas ta järjest rohkem ja rohkem üritab ennast veel ohvrimeelsemaks teha või siis, ma olengi selline, ole siis oma ette, palun. Et siis Merle Palmist ütles kunagi hästi, et nõrgad mehed näiteks olge kodus. Aga väga õieti öeldud. Aga mina küsin nüüd siit sellise küsimuse sinu käest, et kui palju sina oma partnereid oled tundnud, et sa oled pidanud neid parandama või oled sa sellist viga teinud palju? See kompleks on mul ammu möödas, ehk siis mul oli tõesti kunagi esimestes suhetes, ma ikkagi tõsistemastes, mul ei ole neid palju olnud, ma olen ka oma podcastis rääkinud, aga tõesti mul oli nagu tekkis tunne inimeste suhtes, kes olid sisemiselt kurvad. Ehk siis ikkagi see pääste, kuigi ma nagu füüsiliselt ei päästnud otseselt, aga ikkagi püüda inimest nagu motiveerida parema elu suunas ja tihtipeale võib ka seal juhtuda see, et kui see inimene on päästetud, siis ka mõlemalt poolt tunne ära, et see on ka üks dünaamika, et mul just oli töös üks selline olukord, kus naine oli omadega hädas ja ta leidis omale väga toreda mehe, kes teda päästis, nii-öelda aitas ree peal ja kui see naine terveks sai, nii-öelda piltlikult öeldes terveks, siis mehel kadus tunne ära ja ta läks minema. Ehk siis see on see programm, ma päästan oma partnerit. Ja minul tõenäoliselt tekkis ema kaudu, sest ma olin emaga väga palju seotud. Ilmselt võtsin ka seda ema päästmist enda peale ja siis kandsin selle nii-öelda siis oma partnerite peale ja see on väga huvitav, kuidas sealt tekib see suhtesõltuvus, ehk siis sõltuvused üldse on väga loomult sarnased, et on nii ainetest sõltuvus kui suhtesõltuvus, aga suhtesõltuvus toimib täpselt samamoodi nagu ainetest sõltlane. Ehk siis ta võib teada, et see suhe on näiteks halb,
et see inimene ei ole võib-olla kõige toredam nähtus, aga siiski nagu sõltlane, eks ju, ta peab selle pudeli ära jooma, et oma laks kätte saada ja suhtesõltlasena on täpselt samamoodi ja ma tunnen, et ma olen olnud võib-olla suhtesõltlane selles kontekstis, et ma olen ka läinud tagasi siis, kui ma loogiliselt ju ka oma terapeudi ajuga saan aru, et see ei ole kõige mõistlikum viis, aga sa ikkagi lähed ja saad oma vitsad kätte ja ma olen endaga kokku leppinud, et kuni 28-ndani võib selliseid lollusi ja vigu teha, ma ei nimeta neid isegi vigadeks, vaid see ongi see, mille kaudu sa saad õppida, kasvada, areneda, oma laksud kätte saada, et teada siis, mida sa päriselt nagu väärt oled ja teisalt, mida sa tegelikult sellest partnerist vajad. Et ja aja jooksul see muutub, eks ju, et kui sa valisid võib-olla ennem väljast väga ilusaid inimesi, aga seest mäda inimest, siis nüüd sa hindad hoopis teisi väärtusi partneri puhul. No ideaalis võiks olla mõlemad, aga Just. igalt poolt ei leia. Siit tekib ka selline küsimus, et sul on käinud palju kliente. Mis on see kõige suurem osakaal, millega inimesed sinu juurde tegelikult tulevad? Kas on need suhted? No ikkagi suhted on selles mõttes, ma olen ju orienteeritud suhete peale, ka meeleoluteemad, selline kinnijäämine oma elus, ärevust oli eelmine aasta väga-väga palju ja selline generaliseerunud ärevushäire, mis on üks keerulisemaid ärevusi, mida on väga raske lahendada, aga mul, sest see on põlvkondade ülene siis ärevus, mis on ka geneetiline ja seal on 30-40% võib-olla ka keskkonnamõju tänases nii-öelda siis kasvukeskkonnas, mis tal on olnud ja seda on väga keeruline teinekord lahendada ja väga paljudel inimestel seoses ka spiritualismi ja sellise esokultuuri kasvuga Eestis on tekkinud selline minul ka raskendatud moment, et peetakse näiteks ka ravimeid teinekord väga halvaks ja kuidagi neil on väga palju väärarusaamu ja kindlasti võivadki ravimitel olla kõrvalmõjud, aga näiteks kui ma näen kliendil, et siin teraapiaga ma ei suuda seda meelt püsima panna ja sa oled käinud kõik psühholoogid läbi, kliinilised psühholoogid ja sa oled igal pool protestinud ravimite vastu ja siis, kui sa saad ühel hetkel nad sinna ravimi peale ära, see ei tähenda, et eluks ajaks jääb, aga lihtsalt mingiks perioodiks, siis tuleb see tagasi, jumal tänatud, et ma nagu hakkasin võtma, et nüüd ma saan endaga nagu paremini nagu hakkama ja siis teha sinna teraapiat juurde ja protsess on palju kiirem kui see, kui ta neid tablette näiteks ei võtaks. Et selles mõttes ma ei tea, mis see küsimus oli, aga sinnamaani ma jõudsin praegu. Ei, väga äge. Jõudsime õige vastuse. Just, et mis kliendid sul on? Kliendid ja, et selles mõttes ka palju äriteemat on jällegi väga huvitavad dünaamikad on äris, mis on peredünaamikatega väga seotud. Et siis kuidas saab olla näiteks nii, et sa oled näiteks ühe mehe ettevõte ja sa oled oma vanemate käest üle seotud ja vanemad lähevad lahku ja siis tekib lein. Ja samal hetkel, kui vanemad lähevad lahku, kaovad ka sul kliendid ära. Et sealt võiks ju näha mingit seost, et miks see siis nii on, et kui siin protsessis toimub mingi lahkuminek, mingi lein, et miks mu siis töö ära kaob. Et ma oma elus olen ka märganud seda, et näiteks kui ma olen väsinud, siis mul ei tule ühtegi kirja. Ja siis mõtlengi, et okei, huvitav, mul on küll 2-aastane järjekord, mul ei ole nagu mingit probleemi ja ma töötan rohkem hobina, aga ikka tuleb see tunne, et huvitav, et muidu tuleb nagu kogu aeg ja siis, kui sa oled ära puhanud, siis tulevad kõik need kirjad tagant järgi. Siis tuleb 20-30 kirja nagu päevas ja siis mõtlen nagu johaidi. Ja samamoodi meil on ettevõtte organisatsioon ja isiklik kontekst on väga palju seotud, mis tähendab seda, et me toome oma isikliku tasandi tihtipeale ettevõttesse sisse. Ja just ühe mehe ettevõtted on need, kes seda kõige sagedamini toovad, ehk siis kes teeb oma ettevõttest omale partneri, elab nagu abieludünaamikas või mille pealt ma üldse selle ettevõtte loon. Et on siin olnud ka mitu juhtumit elus, kus inimene loob suure armumise pealt ka samal ajal, kui ta leidis kaasas armus, lõi ka ettevõtte ja kui see suhe läks lööri, siis kukkus ka ettevõtte kokku. Sest see on sama ressursi pealt, sama dünaamika pealt loodud. Et nende teemadega ma töötan. Väga põnev on see just see ettevõtete ja niisuguse seose nägemus, mida sa kõrvalt räägid, seda on väga huvitav kuulata, see on ju nii. Väga palju tehakse mingeid motivatsioonikoolitusi ja mingeid selliseid totraid asju selles mõttes, et motivatsiooni ei saa koolitada, et see peab tulema sisemisest tundest ja hästi primitiivsed ja lihtsad asjad tegelikult, et kas organisatsioonil on oma nii-öelda visioon, eesmärk ja missioon, mida nad teevad ja kas töötajad haakuvad selle missiooni väärtuste ja eesmärgiga ja kas juht on stabiilne või juht loob kaos tegelikult ja kus see kaos avaldub alati all süsteemides.
et näiteks kui organisatsiooniga töötada ka, et juht kurdab, et mul on nii palju konflikte või nii palju jamasid seal nendes meeskondades, siis on alati küsimus tegelikult juhile. Ehk siis juht on jätnud juhtimata või ei ole märganud varjatud dünaamikaid. Et tihtipeale need ülemise astme nii-öelda juhid toovad oma dünaamikad nii-öelda siis, need avalduvad allsüsteemides. Täpselt nii nagu tegelikult perekonnaski. Vanemate probleemid avalduvad lastes. No. Ja on korduvad mustrid, ja need on täpselt sarnased süsteemid, lihtsalt organisatsioonil tegelikult loomupäraselt ei ole tundeid ega emotsioone. Kohe, kui tuuakse organisatsiooni sisse emotsionaalne näiteks konflikt, siis tuuakse sisse tegelikult isiklik tasand. Et samamoodi mingi inimene võib meid tohutult närvi ajada, et töötasin ka ühe müügiinimesega, kes ütles, et on kohutavalt konfliktis, et ta tahaks väga seda tööd teha, aga ta on kohutavalt konfliktis oma juhiga. Noh, et ta ei sobi talle absoluutselt. Ja siis hakkad nagu uurima, et mis seal siis taustal nagu on. Ja siis tuli välja, et see juht meenutab talle kohutavalt tema emast, ta kasutab isegi samu sõnu temaga. Ja siis ta ajus klikib see moment nagu ära ja siis võtad selle projektsiooni maha ja siis ütleb, mul ei ole juhi suhtes ühtegi negatiivset tunnet, me saame nii hästi läbi. Et need on nii primitiivsed ja lihtsad asjad, aga me peame, mitte ei pea, aga me võiksime näha maailma pisut süsteemsemalt, et see kõik ei ole olemas juhuseid, on olemas põhjus-tagajärg seos. Ja kui sa küsite, mis see konstellatsioon on, siis ta ei ole lõputu üleskaevamine või kellegi süüdles otsimine ei organisatsioonis ega ka peresüsteemis, vaid otsitakse tegelikult põhjus-tagajärg seost. Ehk siis, mis mingi asja käivitas, mis on tänaseks päevaks selliseks kujunenud. Minul on siit üks huvitav küsimus sulle. See konstellatsioon, kui seda tehakse, eks, on üks grupp inimesi, kes saab kokku ja neile jagatakse siis, ütleme, et sina annad oma elumustri ja siis inimesed hakkavad seda kõike sealt nagu läbi mängima, eks. Ütle mulle, kas sellel on ka selline varjatud külg või oht olemas, et kui mina võõras inimene lähen võõra inimese elumustrisse, et ma saan selle läbi kuidagi kahjustada ennast energeetiliselt, sest me võtame kellegi loo lahti, kes sel momendil jälgib, kuidas see saatuse muster, kõik need suguvuse liinid avanevad, et kes jälgib, kuidas see kõik puhastub, kuidas see kõik lõpeb, mismoodi see tsükkel kõik välja näeb? Tegelikult, kui ma olen ise teinud ju üle mitme tuhande sellise sessiooni, siis ükski võõras roll ei saa sul külge jääda. Noh, sellest ma olen aru saanud. Okay. Saab käivituda sinu enda lugu ja see ongi selle protsessi mõte, et kui sa näiteks oled asendaja ja lähed kellegi teise asendusse, siis tegelikult saab käivituda sinu enda lugu ka taustal. Ja samal hetkel, kui sulle tehakse tööd, võib ka sinu lugu või kellelegi teise tehakse tööd ja sa oled lihtsalt vaatleja, võib sinu lugu laheneda, sa näed kõrvalt nagu ka oma elu, sest inimeste lood on kõik sarnased. Kui on nüüd väga nõrga minapildiga inimene, kes ei erista ära, mis on tema tunne, terve esoteerika on seda täis, kes räägivad, et ma olen nii tundlik, ma ei saa seal ruumis olla, siin on nii halb energia. No tegelikult ta peakski omaette toas olema, sellepärast ta meel ei erista lihtsalt ära, tal puuduvad piirid, mitte ta ei ole ülitundlik, vaid ta on kahjustunud, närvisüsteem on kahjustunud, see võib ka ülitundlikkuse tekitada, mis tähendab seda, et jah, kes on väga ülitundlikud, juba oma elus näevad, et nad ei suuda mingites keskkondades olla, nad on ärevikud, siis nende jaoks võib olla selline grupi töö ka mitte sobiv. Ja minu arvates ka seda konstellatsiooni koolis ei räägita väga, et kellele siis seda tööd võib teha, et aga see on ka sisemine tunnetus. Ja terapeudina sa pead ära tundma tegelikult, et mõne kliendi puhul, näiteks eelmine nädal oli mul rekordarv psühhiaatri juurde saatmisi. Sellepärast, et inimene käib juba 3 korda ja ma näen, et ta ise räägib, et ta läheb paremaks. 5 minuti pärast ta räägib täiesti teistsugust juttu, siis 5 minuti pärast ta räägib juba 3. juttu. Siis sa saad aru, et ta on nii hektiline, ta räägib nii vastuolulist, et paistab nagu mingi isiksuse häirelaadne toode seal all olevat ja ma olen klientide käest aus, et kui ma ikkagi kahtlustus tekib, siis ma ei ütle, et tal see häire on, aga ma ütlen, et siin on need sümptomid, et seda peaks kontrollima ja siis peaks saama kliinilise hinnangu. Aga mõnikord on ka keeruline, ma saadan autismi kahtlusega inimese või ATH, mis tal on, saadan kliinilise spetsialisti juurde ja ma olen küll saanud väga hea nii-öelda kokkuvõtte selle kliiniliselt spetsialistilt, aga kui klient ise ütleb, et tead, see inimene ehmatas ära, kui ta mu lugu kuulis, sest ma olen harjunud väga võigaste lugudega mõnikord, kus on seksuaalsed kuritarvitamised ja kõik jutud, minu jaoks on see argipäev ja see on nii huvitav, kuidas ma olen vahel mõelnud, et kui varem oli
näiteks ma ei tea, nägid meedias mingi laps suri ära või laste surma teema oli hästi hell pikka aega ja mingid rasked sündmused, kus ma ei tea, juhtus igast inetuid asju, siis täna ma iga päev töötan sellega ja mul on tekkinud mingi immuunsus ja minu jaoks on see hirmutav, et ma mõtlesin, kas empaatia, see on ära kadunud, aga samamoodi arstidel, nad ju iga päev näevad surma ja erinevaid probleeme. Nende jaoks on see, just, nad on iga päev nagu selle sees ja see tundubki normaalne, see on normaalne ühiskonna osa, et siis tuleb lihtsalt selgeks teha, et see ei ole kogu maailm. Okay. Ja kas ma vastasin su küsimusele? Sa vastasid. Jah. Ma tahaks korra tulla selle teema juurde ka, et kas sa töötad lastega ka? Ei, mul puudub selleks väljaõppe. Ma töötan alates 16. eluaastast koos vanemaga ja see on nüüd teine koht, mis on hästi huvitav, et jällegi kritiseeriks natukene meie võib-olla siis psühhiaatria kliinikuid, et kui teil tuleb 16-aastane laps, kes on suitsidaalne, kes on problemaatiline, siis me ei saa mõelda ainult selle peale, et mis selle lapse elus praegu konkreetselt toimub. See laps kasvab ka kuskil keskkonnas ja ma olen nii vähe kuulnud seda, kus päriselt küsitakse inimeselt, et kuule, millised su suhted oma perekonnaga on, mis teil seal juhtunud on, et aru saada, miks see laps on suitsidaalseks üldse kasvanud või mis temaga on juhtunud. Aga seal on lihtsalt see, et paneme ravimid peale, teeme mingit vestlusteraapiat, aga sellist nagu psühholoogilist, minu just igas psühhiaatriakliinikus võiks olla ka pereterapeut tegelikult. Sellist hingetuge ei ole, mis selle hinge avatuks teeb ja aitab seda noort hinge. Ja siis see noor inimene tuleb, seal on võib-olla rasked dünaamikad suguvõsas ja siis ma mäletan siin paar nädalat tagasi ka üks ema ütles, et mis te mu lapsega tegite, et inimene, kes oli 3 aastat nagu tahtis ennast ära tappa, ta oli nagu kõik kohad läbi käinud. Ja siis ütleb, et mu laps esimest korda ütles mulle, et ma ei taha ennast ära tappa. Ja siis on nagu, see on nii hellad momendid nagu kuidagi, et kui ilus nagu, selle lapsega oli tõenäoliselt tööd 2 sessiooni. Ema oli ka ukse tagasi, siis istus lapsepalvel, aga see oli nii lihtne teema nagu taustal, et kus laps oligi jäänud lihtsalt pärast vanemate lahutust nii-öelda mõlema vahele, ei leidnud oma kohta, siis kui sa ei ole kohta leidnud, sa satud halba seltskonda, halb seltskond avaldab omakorda nii-öelda mõju ja teha see lapsele nagu selgeks nagu noore inimesega pilgu läbi, et sa ei ole lihtsalt see tupiku järgi, nii sul on nüüd see diagnoos, me hakkame niimoodi seda ravima tablettidega, et see laps tahab tegelikult mõistmist saada, et ta saab aru, et keegi mõistab teda ja ta saab aru ka loogiliselt, et kus see nii-öelda tekib. Ja 16-aastaselt juba on inimese meel tavaliselt selline, mis saab juba asjadest aru ja nendega võimalik töötada, et aga lastega väljaõpe mul puudub, et lastega me ei tööta. Aga kuidas sa tunned, kas lastega oleks kergem? Mitte alati. Mul on kolleegid ju, kes töötavad, ka psühholoogid, kes töötavad lastega. Lastepsühholoog on hädast juurde vaja, nii et kui keegi tahab psühholoogiat, minna õppima, minge õppige psühholoogiat ja lastepsühholoogiat. Neid spetsialiste on tohutult puudu, mul üle endalgi kuhugi saata, et ma saatsin pikka aega Rita Rätsepa juurde, kes on väga hea lastepsühholoog, aga tema ajad on kogu aeg täis ja ta teeb ka vist vähendatud koormusega praegu tööd, et väga uusi ei võtagi minu teada, et selles mõttes neid on väga raske leida. Ja lastega töö hakkab tegelikult ka vanematest pihta, et näiteks kui ma hakkan tööle ka teismelisega või hilisteismelisega, siis esmaselt ma tahan ikkagi rääkida emaga või isaga. Ja tegelikult sealt tuleb see probleemi juur välja, et kui ma ei saa lapsevanemast toimivat lapsevanemat, kui lapsevanem ise toimib kui laps, siis lapsel ei ole sisemiselt kuhugi toetuda. Et näiteks need lapsed ka, kes 3-4 aastaselt teevad trianglit ja ei allu oma vanematele, allumine on paha sõna, aga ei kuula sõna piltlikult öeldes, siis küsimus ei ole selles lapses. Laps on ju hädas. Kui laps on vägivaldne, terroriseerib, ta ületab piire, siis see tähendab seda, et lapsel on piirid puudu ja tal puudub lapsevanem, kelle peale toetuda. Ja kui sa teraapias hakkad tööle, siis avastad, et see ema või isa on ise tegelikult endaga hädas ja lapse tasandil kinni. Ja nüüd see laps on selle kõige vahel seal ja väljendab siis oma sümptomaatika ja käitumisega seda protsessi, mis vanemates on võib-olla kas välja tõrjutud ja neil puudubki ühendus sellega ja siis see laps toob selle nähtavaks. Tead, mul tuli niisugune huvitav küsimus. On väga paljud perekonnad, kus minnakse lahku ja siis hakatakse lastega kaklema, et kes endale saab ja hakatakse kohut käima. Mis nagu seal toimub nende inimeste peas, sest mulle tundub, et kõige rohkem kahju saab sellest laps tegelikult. Ja, aga inimesed niimoodi ei mõtle, et selles mõttes, et kui inimene on läinud konfliktiseisu teise inimesega, siis tal
ta ikkagi läheb sellise võitle-põgene reaktsiooni, ta tuleb siit täiskasvanud aju eesotsast ära, kukub ellujäämisstrateegiasse ja kui mul on oht, et näiteks ma võin millestki ilma jääda, ma võin midagi kaotada või mu ego võib saada riivata, siis inimene kaotab oma inimlikkuse mingis mõttes. Ja kui ta kaotab selle inimlikkuse ära, siis vahendeid valimata, ta võib kasutada seda last ära, ta võib kasutada seda mingit olukorda ära selleks, et lihtsalt hävitada. Ja vaata, kui me ei saa enam näiteks teist inimest armastada või ta ei armasta enam meid, aga me tahaks, et ta armastaks meid, siis kui me ei saa armastusega sidet hoida, siis me saame ju hoida konflikti läbi ja viha läbi ja see side on palju tugevam kui tegelikult armastusside ja palju hävitavam. Ja kui sa nüüd küsid, et mis sellises olukorras teha, siin ei ole mingit ühtset sellist kuldvõtmekest, vaid see on ühiskonna teadlikkuse kasv, aga kahjuks need inimesed, kes sellises olukorras on, just need, kes on vägivallatsejad või siis manipuleerijad, siis nemad peavad selliseid jutte, mida me praegu räägime debiilsuseks, kohutavaks, täiesti mõttetuks jamaks, õhu müümiseks, sest nii on lihtsam öelda, näed, te olete nõmedad ja mingid uhuud, kui vastutus võtta enda tegevuse eest. Üldse, kui ma olen näinud inimesi, kes näiteks enesearengut suhtuvad kuidagi selliselt, et skeptiliselt ja nii edasi, nendega tavaliselt on elus kõige raskem. Ja see on üks kaitseviisidest ja see on täiesti inimlik, sest kui meil on palju valu taustal ja keegi tuleb seda nii-öelda nähtavaks tooma või keegi ütleb, et ma peaks selle nähtavaks tooma või hakkab üldse mu nõrkuste peale, siis inimese meel ei pruugi sellega toime tulla, et ta on disainitud ikkagi nii, et ta esmalt kaitseb seda ja eitab ja ma olen öelnud ka, et kõike, mida me eitame, sinna me peame vaatama. Ja mingi aeg tagasi ühiskonnas ka väga palju tegin seda, et ma olingi provokatiivne, ma ütlesingi hästi otsekoheselt asju välja, pisut ka nii-öelda psühholoogid mõnitasid, et Antsul on ju kirvega pähe metoodika, ehk siis kirvega pähe ja tšau baka. Aga see oli ka provokatsioon ühiskonnale, sest nähes ja provokatsioon ka psühholoogia ja riigi vastu, kes on lasknud tegelikult selle valdkonna käest ära. Ehk siis kui inimene täna abi tahabki saada, siis ainukene viis on see, mida ma kuulen, lihtsalt oma kogemusest räägin, et paneme antidepressandid peale ja tšau baka, eks ju. Ja siis, kui sa tahadki kuskile veel teraapiasse minna, sest need ajad on kõik nii täis. No ma ise enda pealt näen, et mul ei ole neid aegu anda, sest need ajad on täis ja selles valdkonnas on ka palju läbipõlenud inimesi. Et siis, kuhu ma selle jutuga tahtsin jõuda, on see, et isegi kui inimene tahab nüüd enesearengusse minna, siis tal ei olegi tegelikult võimalik väga riikliku süsteemi pealt näiteks mingi psühholoogilist tuge nagu nii palju saada, sest lihtsalt spetsialiste ei ole. Ja siis on see esokultuur, mis toob oma nagu elemendi sinna sisse, mis ei ole halb. Aga minu meelest tehakse ikkagi väga palju sellist hullust, mis minu arvates on ka oluline võib-olla läbi teha, et aru saada, mis on nagu sinu jaoks tõde ja mis ei ole, aga väga paljud inimesed jäävad enesearengu lõksu, mis tähendab seda, me nüüd läheme sellest laste konfliktist jahvatan edasi, jäävad selles mõttes lõksu, et näiteks kui ma nii harva, kui ma ka käin kuskil enesearengu üritustel, siis seal on täpselt need samad näod, täpselt need samad probleemid või pisut variatsiooniga ja nad on lahenduse lõksus. Ehk siis nad arvavad, et peab kogu aeg midagi lahendama, et nad ei integreeri tegelikult seda lahendust enda sees ära, vaid nad otsivad mingist metoodikast kogu aeg seda head tunnet, jälle seda uut powerit. Ja siis nad jäävad sinna lõksu aastateks, kui ma teraapiakooliski õppisin konstellatsioonigi, siis ma nägin ju, mul on noor aju, mul oli see eelis, et ma olingi 23-aastane või 22-aastane, eks ju. Ja teised olid seal 35, 40, 50, inimlik, et teil integreerunud asjad ära. Aga minul oli niimoodi šauh, ma tegin kõik korda ja mul oli nagu niimoodi, et ei ole seda teemat. Aga mõned kolleegid käivad siiamaani täpselt nende samade teemadega, mida nad lahendasid seal teraapiakoolis. Et siis minul esitaks küll endale küsimus, et kuule, kui ma ei ole seda lahendust saanud, et äkki mu mõtlemises juba midagi nagu valesti, et äkki ma olen sõltuvuses sellest mingist lahendamisest kogu aeg, et üks asi, mida peaks inimene endale väga selgelt ära õppima või endas läbi töötama, on see reaktiivsus. Et kas ma luban teisel olla nii, nagu tema on, olenemata sellest, milline ta on, ja kas ma luban endal olla nii, nagu mina olen. Ja kui ma olen endaga paigas, mul ei ole reaktiivsust, siis mind ei häiri ju see teine inimene, isegi kui ta korraldab mingi sigaduse. Ja see on nii huvitav, ma ei teadnud, et sellesse kohta võimalik jõuda, aga praegu ma olen selles kohas. Väga mõnus koht.
tehke hullake, palju tahate, ainult vaatad ja imestad ja isegi ei sekku. See oli väga põnev seletus ja lähenemine sul. Mul tekkis küsimus sellest, et inimesed jooksevad ringi kogu aeg terapeutide vahet ja selle enese arengu rändamise teekonnal. Kas siin või olla ka probleem selles, et terapeudid nähes ja tajudes oma, mina nimetaks neid ikkagi patsientideks, et kes tulevad oma hingevalule või elumurele lahendust leidma, et terapeut saab ju peale vaadates, terapeudid enamjaolt nad on kõik võimetega inimesed, nii nagu sina, täismastis võimetega inimesed. Mitte kõik, sa ikkagi ju tajud inimest. Aga on ka täitsa selliseid spetsialiste olemas, kes teevad ainult mõistuse kaudu ja teevad ka väga hästi, et mõnikord see töötab isegi paremini teatud inimesele. Kui sensitiivne pool kasutad, kui sensitiivne pool, mina näiteks teraapias ei too praktiliselt üldse väga, kui ma näen, et kliendil on ka mingid asjad, mida peab ütlema või aidata tal sealt nagu kohast edasi, aga ma väga vähe toon sisse nagu sõnadega mingit esu asja. Ma võin küll ise tajuda kohe, kui see inimene ukse sisse tuleb, ma ju näen ära, mis tal need asjad on. Ja vahel, kui ma olen väsinud, tõesti ma ütlen seda, et kui ma olen väsinud ja siis kuulata seda, inimene arvab, et tema probleem on maailma suurune draama ja siis ma ütlen tavaliselt talle ise ära, kuule, sul on see, oled nõus, jah. Ja ma ütlesin, seda saab nii lahendame ära, jah. Et vahel on oluline see rääkimine, aga kõige olulisem on see, et mida ma olen teraapias märganud, mis töötab väga hästi, on see, et sa teed inimese lolliks. Mitte selles mõttes, et sa teda alavääristaksid, vaid tema enda aju saaks aru, et see on nii idiootne, kus ta praegusel hetkel on ja see kaotab tähtsuse, sest väga paljud inimesed on niimoodi, et nad kukuvad, kui nende draama juhtub elus, vahet pole, see võib käivituda mingist suvalisest asjast, siis nad kukuvad ju tegelikult, teraapiamaailmas räägitakse sisemisest lapsest, kukuvad lihtsalt sinna emotsionaalsesse aju osasse, mis seoses traumasse sisse või ellujäämisreageeringusse, mis ta õppis ära lapsena, kui tal trauma koges. Ja siis nende maailmapilt muutub väga dramaatiliseks, et see, millega 3-4-aastane ei saanud hakkama, nad hakkavad seal samamoodi jalgu trampima ja ohvrimeelseks ja abituks ja kes on abitu, laps on abitu, eks. Aga täna näiteks, kui sa oled 40 ja siis 40-aastase jaoks oli köki-möki see, mis 3-4-aastaselt juhtus. Et siis tuua inimesele selliseid paralleele nagu sisse ja näidata ära, mis on see trauma või dramaatiline koht ja mis on see täiskasvanud osa ja seda täiskasvanud osa inimeses nagu tugevdada, et ta kukuks järjest vähem sinna emotsionaalsesse aju ossa nii-öelda tagasi või traumasse piltlikult öeldes. Ma ei tea, miks ma seda räägin praegu, aga mis on oluline võib-olla teraapia puhul on see, et seda täiskasvanud osa tugevdada, näiteks kliiniline maailm või nad on rünnanud mind sellega, et ei ole vaja seda minevikku üles surkida. Jah, aga siis ongi see, et meil on 2 võimalikku versiooni, et kas me siis kogu aeg tegeleme selle toimetulekuga või me tegeleme arenguga. Need on 2 täiesti eraldi suunda. Ma võin näiteks ravimid peale panna, see inimene tuleb endaga toime, aga kas ta on õnnelik? Kas ta on oma elus rahulolu saavutanud? Et siis me peame tihtipeale minema sellesse teadustamata ossa ja näitama inimesele, see ei pruugi üldse olla esoteeriline, see võib olla lihtsalt see, mille peale inimene ei ole mõelnud. Ja teha see pilt nagu nähtavaks inimesele ja siis tal tekib see tunne, et ta kontrollib oma elu. Ja ma tahaks küsida korra, Ants, sinu käest seda ka veel, et ma kuulsin kuskil sellist lugu, et ema läks oma tütrega koos, nad otsisid abi, mitte kuskilt ei leidnud sellist head abi oma tütrele, sest tütar oli samamoodi suitsiidne. Ja nad otsisid abi, aga neil raha väga ei olnud, et minna kuskilt erakohast sisse osta. Ja nad läksid Paldiski maanteel, sa tead kindlasti on see neuropsühholoogia kliinik, mis on väga vana ja aegunud, ja nad läksid sinna koos selle lapsega, kes oli suitsiidne. Ja nad läksid sellest uksest sisse, nad nägid, kuidas politseinikud vedasid kedagi sinna sisse, ja mingil vennal oli, ninast jooksis verd samal ajal, keegi röökis ja karjus seal, et see väike laps, kes sinna viidi, sai suhteliselt suure trauma ja ütles emale, et palun vii mind ruttu siit ära. Isegi TikTokis ringlevad klipid inimestest, kes on siis psühhiaatriahaiglas ja räägivad oma traumaatilistest kogemustest, mitte see, mida spetsialistid on nendega teinud, vaid see, mida nad on seal näinud. Ja mõnikord mõjub šokiteraapiaga hästi, ehk siis kui sa näed kõrvalt, et kui sa oled nüüd lapsega, see on omaette teema, kui sa oled teismõttega, näed, et kuule, siin on nii hull, et siis äkki tundub enda probleem nagu, mitte et sinu probleem oleks vähem tähtsam, aga mõnikord töötab ka see, et kui ma näen, et minu probleem pole midagi, et ma ikka panin üle praegu ja oma ajus, eks ju,
Aga kindlasti ma räägin, üks ei ole süüdistus ei kliinilisele maailmale ega psühhiaatria maailmale, aga lihtsalt riigile nagu võtta kokku ennast selles mõttes, et ma ju tegutsesin ka mingi aeg selle põhjal, et provotseerida seda maailma, sest kuidas saab olla niimoodi, et meil on riiklik psühholoogia, aga Eesti rahvas kuulab Antsu näiteks, noh, kui me vaatame numbreid või raamatute müüke või mis iganes, see viitab ju sellele, mitte probleem ei ole Antsus, et ta on olemas. Me oleme vabas turumajandus, me võime teha, mida me tahame. Küsimus on ju riigile, et miks sa oled psühholoogia valdkonna jätnud unarusse, miks ta ei ole hästi kättesaadav ja nad teevad seda veel rohkem nii-öelda tasulisemaks inimestele. Et praegusel sajandil, kus me alles tuleme toime selle elukiirusega, nende muutuvate nii-öelda ühiskonna vormidega, meil on psühholoogilist tugeva järjest rohkem ja 21. sajand on tõesti nüüd see sajand, kus me ei pea enam ütlema vaimse tervise abile, et see on mingi nõrkadele ja saamatutele, vaid meie eelnevad põlvkonnad ei ole seda abi saanud ja me kõik oleme kogenud seda, mis nendega toimub, eks ju, vaadates kas või 50ndates aastates mehi, kes on väga paljudki oma elus alla andnud ja depressiivsed ja neid ei ole kunagi keegi diagnoosinud, ei otsigi elu sees abi. Nad on nii läbi rapsitud seal lapsepõlves, et neil kaob see eluenergia, elujõud ära ja nad annavadki oma elus alla. Ma näen nii palju seda, kuidas inimesed annavad nagu alla. Meie peaksime olema see põlvkond, kellel on küll uued psühholoogilised probleemid seoses sotsiaalmeediaga, aga et meil tekiks ühiskondlikult selline emotsionaalne intelligentsus, et me teame vähemalt, et kuidas asjad toimivad, meil on tasuta podcastid, kus saab väga palju informatsiooni, kohati ka kahtlast informatsiooni, et kus minnakse väga äärmustesse 0-100 nii-öelda, et siis meil on nii palju võimalusi tegelikult enda kohta teada saada, areneda, kasvada ja üks asi ka, et kui sa oled teadlikkuse saavutanud milleski ja kui sa ikkagi teed risti vastupidi, siis elu läheb päris keeruliseks. Et see on ka üks selline asi, mida ma olen elus märganud, et kui sa oled teadlikkuse milleski saanud ja sa teed näiteks, noh, toon enda pealt näite, ma olen suhtesõltlane olnud, et kui ma lähen ja ma tunnen juba ära selle inimese, näiteks kui ma kohtumisele lähen, et see inimene ei ole halb, aga siit tekib see sama dünaamika, nagu mul on juba olnud, see algab samamoodi ja kui ma lähen sinna sisse, siis ma saan veel hullema laksu, kui ma kunagi olen saanud, et siis see oskus ka öelda ei mingite kohtade peal, mis viiks sind vanasse dünaamikasse tagasi. Väga põnev. Mis sa arvad, Ants, mida annaks teha meie Eesti rahva jaoks, et neid aidata meie inimesi meie ümber rohkem? Mis oleks sinu ettepanek riigile? Ettepanek riigile on kindlasti see, et populariseerida psühholoogiat. Kindlasti psühholoogiaõpe on väga populaarne, aga et võib-olla neid kohti siis juurde tekitada, et meil tuleks nii-öelda neid vastavaid spetsialiste juurde, et riiklik süsteem oleks kättesaadav ja et need süsteemid või need inimesed ei oleks sealt sees üle koormatud. Ma töötan ise väga palju ka erinevate psühholoogiaala ekspertidega või kes töötavad igapäevaselt riiklikus süsteemis ja see on ikka hirmus tamp, et see on nagu konveier meetod mingis mõttes ja kui me teame seda, et terapeudil või psühholoogil tekib ka kliendi ülekantud nii-öelda stress või trauma, ülekantud trauma nii-öelda, seal tekib kaastunde väsimus ja kui spetsialist ei saa sellest piisavalt kiiresti taastuda, siis see võib tekitada ka sellise olukorra, kus tekibki kaastunde väsimus ja siis ta võtabki nagu robot neid patsiente nii-öelda siis vastu, et teda ei huvitagi võib-olla sellepärast, et ta teab, et tal ukse taga on veel 10 sellist. Et just see individuaalne võib-olla lähenemine, kus me ei lahenda ainult vestluse ja tablettidega kõike, vaid et me tooksime turule ka, leiaksime neid metoodikaid, mida saaks võib-olla uurida. Et näiteks konstellatsioon võiks olla üks tõesti see, mida nad võiksid uurida, et Arvamusfestivalil siis öeldi, et aga see ei ole, noh, käisin tõenduspõhistega vaidlemas, et aga seda ei ole uuritud nii palju või sellel puuduvad pädevad nii-öelda uuringud. Aga siis, kui inimesed on tahtnud teha näiteks mingit uurimustööd, see on just Tallinna Ülikoolis, mitte Tartu Ülikoolis, siis öeldakse, et aga uhuu põhjal me ei tee uurimust. Aga kuidas sa saad siis seda tõenduspõhiseks teha, kui igasugused käärid on vahel? Et nagu ka tõenduspõhised ise ütlesid, siis selles valdkonnas käib neil omavahel ka kogu aeg nii teadlaste vahel madin, et nad lõikavad üksteisel ka päid maha, et see on nagu inimestesse sisse kirjutatud, et me ei saa kõiki terveks teha, me ei saa kõiki korda teha, aga mõtlen ka seda, et kui seal enda süsteemis ma näen ka nii-öelda konstellatsioonimaasti, kui ma läksin sealt liidust välja, sellepärast et minu arvates on täiesti
täiesti nagu jube see, et inimesed on õppinud kõike, miks konfliktid tekivad, kus tekivad need omavahelised hõõrumised ja siis hakkab mingi võimuvõitlus mingi seal juhatuses peale ja nagu kuradi lasteaialapsed, kes võitlevad oma koha pärast ja see ei ole ainult selles, kõikides süsteemides, vahet pole, mis MTÜ see on või mis liit see on. Kõigil on ka mingi ego teema, mingi koha saavutamise teema. Aga siis mul on nagu savi, noh. Ma olen Ants Rootsa, mul on savi selles mõttes, et ma teen seda, mis ma tahan. Ma teen seda, kuidas ma oskan ja ma olen seni kaua olemas, kuni inimesed mind vajavad. Ja mul ei ole mingit ego teemat selles mõttes, et ma pean nüüd olema kõige kuulsam, kõige vägevam. Lihtsalt on nii. Et selles mõttes, et see on jah, riik, mida peaks tegema, see on küsimus tegelikult selle sotsiaalministrile sellele, kes meil praegu seal on, kes hakkas ka oma podcasti tegema, aga jah. Ma korra tahaks rääkida ka, sa rääkisid, et sul on väga palju kliente, kes on ärevusega. Kas sa tead ühtegi inimest, kellel ei oleks väga mingit ärevust? On neid olemas küll, aga ärevus on täiesti normaalne sümptom esiteks. Küsimus on selles, kuna ta muutub häireks, eks ju, ja kuna muutub ta elu segavaks faktoriks. Et ärevust ei saa täiel määral ära võtta. Mina küll kogen seda minimaalselt ainult siis, kui ma tunnen, ma ei tea, mingit suhtes olekul näiteks, et partner hakkab kuidagi emotsionaalselt ära liikuma, siis on sul ärevus üles. Muidu mul ärevust on näiteks esineda lavanärvi või mis iganes, mingi igapäevased olukorrad. Mul on mida vägevam olukord on, seda põnevam mul on, sellepärast et elu on õpetanud seda, et vaata, kui sa oled tulnud väga paljudest kohtadest läbi, sa ennem rääkisid siin ka, et äpp võeti ära ja mingid läbikukkumised, siis kui sa teed mingid asjad läbi, näiteks väga hirmus on see, et kui sa oled 50 000 pannud kuskile näiteks tootmisesse ja siis sa saad aru, et see kõik on kohutav kräpp, et sul ei olnud endal jõudu, et sellel kontrolli peal hoida, su graafik oli nii tihe, et sa kaotad selle kõik, samal hetkel su surevad kõik, käid kvartalis korra matustel, siis teed telesaadet, et siis et ma ei karda nagu elu, ma võtan elu nii, nagu ta on, et aga mida rohkem sa läbi teed oma elus, siis kuidas ma ütlen, kui me liiga palju asju korraga tuleb, siis mina küll tajusin seda näiteks, et mu keha õppis ära täiesti uue nagu ellujäämisstrateegia, et ma panin ennast nagu lukku ja ma panin südame lukku, kui nii võib öelda. Ma ei tajunud seda ise, aga mingi näiteks selline särts või elurõõm või see, et ma üldse tahaks kuskil podcastis käia või mingit saadet teha või midagi sellist, täiesti kadunud. Ehk siis ma tundsin, et mind nagu tapeti ikkagi ära ilma, et ma oleks sellest ise aru saanud. 1,5 aastat ka meedia nii-öelda siis mainekujunduskampaaniat, kus lõpuks ei antudki sulle vastamisvõimlust, sest neid ei huvita, neil oli huvi see, et nad saavad neid ära hävitada. No muidugi, rahad. Ja siis kuidas ma siis selle lahenduse leidsin? See on ka huvitav, eks ju, kuidas inimesed toimivad. Mind ei saa analüüsida niimoodi klassikalises mõttes, et näed, tal nüüd suhted ei püsi, see on terapeut. Ma elan teistsugust elu lihtsalt, aga ma teadsin näiteks 2024 aasta suvel, et mul on vaja mingit kogemust, lihtsalt tuli tunne, et ma pole armuvalu kogenud. Ja mul oli vaja tõesti, ma tundsin, et see on ainukene viis, mis midagi nagu lahti murrab. Ja siis ma leidsin selle inimese, ma teadsin eos, et siit läheb niuke armuvalu. Ja siis ma võtsin kõik need riskid ja ma teadsin, et see töötab minu kasuks, et ma saan sellega hakkama. Ja siis ma sain selle valu kätte ja siis see kestis peaaegu aasta aega ja mitte, et oleks valu selle objekti suhtes olnud, kes siis, me ei saa öelda, et haiget tegi, ma ise tegin endale haiget, aga see murdis nagu südame niimoodi lahti, saad aru, ma istun kodus, mõtlesin hakka midagi koristama seal ja järsku lööb südamesse selline valu pärast lahkuminekut ja ma saan aru, et mu telefon on teises toas, et ma ei saa liigutada, see on nii valus, nagu infarkti saad, ma arvan, ma saingi, vaata see murtud südamesündroom on mingi lihased seal toimivad teistmoodi või lõpetavad töötamise. Ja siis õõtsutad seal hapnikku, ei ole külm, sul on rinnus niisugune valu, et sa hoiad niimoodi kinni ja siis see valu läheb nii tugevaks, et sa minestad ära. Ja siis ma olin, ma ei tea, mitu tundi olin ära minestanud, siis ma ärkasin ülesse ja siis kõik oli läinud. Ja siis oli niimoodi, et niisugune tunne nagu südames oli nagu vaakum või auk oli sees, täpselt selline tunne oli. Sa elasid selle kogemuse nii tugevalt läbi enda sees. Mõtlesin, ma teen kiiresti läbi, et saab kiiresti jaole, et paari nädalaga siin asi ants ja läheme eluga edasi. Ja siis ma käivitasin need protsessid korraga, aga vaata, kui sa lähed lahku, siis käivituvad ka kõik teised, see 2023 aasta siis käivitus ja siis tulid need leinad järjest nagu ülesse ja minu jaoks oli see
nagu etapiline läbitöötamine ja siis on nii huvitav, et ainukene viis, kui sa oled haiget saanud või süda on murtud, siis ainuke viis on uuesti õppida usaldama. Ja see on nii ilus, kui sa lähed usaldamisesse, kuigi sa ei usalda enam võib-olla mitte kedagi. Ja siis ma mäletan ühel reisil kohvikus ma kohtusin, meil toimus momentaanne äraarmumine ühe inimesega või mingi äratundmine. Ja siis ma läksin sõpradega tegelikult Hispaaniasse ja siis kõik õhtud me lihtsalt jalutasime rannas, kaisutasime seal, lobisesime, oma elus meil oli nii sarnast ja siis ta andis nagu tagasi mingisuguse sellise jupi iseendast või mis julges uuesti usaldada. Neid inimesi oli veel, kes tuli nii-öelda terve aasta vältel, kes näitasid, et Ants, sa võid uuesti usaldada ja see on nii ilus protsess minu meelest, et sellised asjad nii-öelda läbi teha ja nüüd alles nädal tagasi ma sattusin enda teadmata teidi ja ma läksin tegelikult tööalasele kohtumisele, aga no see ei olnud tööalane kohtumine. Ja see inimene oli täpselt samasugune nagu need eelnevad olid, aga ta andis mulle tagasi mingisuguse viimase jupi, et ma tundsin, et midagi siin sulas üles, mingi sära tuli tagasi või mingi enesekindlus tuli tagasi. Just sellises nagu suhete perspektiivis ja mul ongi teate, minuga on selles mõttes, mul astroloog ütles ka, et sa jändad terve elu nende suhetega, sest sul on terve elu, see ongi üks minu õppetund, ka töö tegemine, nii-öelda süsteemne töö ja läbinägemisvõime, aga et sa pead suutma nii-öelda leida sellise suhte, kus sa lood harmoonia. Et ja see võib olla, ta ütles, ta võib juhtuda 40. eluaastaks. Et selles mõttes on nagu, ma arvan, ajakirjandust võite ka näha tulevikus kindlasti päris huvitavaid pealkirju. Aga ma annan parima selles osas. Aga tead, Ants, see on sinu lugu ja see on sinu elu just. Ja see peabki olema põnev. Ma olen ise mõelnud seda, et kui see suhet teema oleks ka korras, mu elul oleks siis kõik nii hästi ja teate, mis inimesega juhtub, kui tal kõik nii hästi, ta hakkab lolli mõtteid mõtlema. Ehk siis inimesed mõtlevad ka, et oleks mul kõik olemas. Nautige seda, kui teil veel ei ole neid asju. Et näiteks, kui ma mäletan seda, kui ma olin 20, ma tahtsin seda kõike. Ma mäletan, ma tahtsin, ma ei tea, telesaate juhiks saada, aga siis, kui ma sain, siis ma enam ei tahtnud. Et siis oli see unistus juba möödanik, aga see lihtsalt realiseerus, siis ma tegin ära selle, et noored ka, kui kuulavad näiteks, et nautige seda, kui te ei ole oma asju kätte saanud ja vältige seda, et teil tuleks eluväsimus, et ärge kartke neid tagasilööke, et need tagasilöögid on tegelikult kõige magusamad arengu nii-öelda ressursid või potentsiaalsed ressursid, mis aitavad su isiksust nii-öelda tugevdada. Et ma ise alateadlikult või täna ka teadlikult otsin mõnikord keerulisi olukordi või luban oma ellu keerulisi inimesi lihtsalt sellepärast, et ma hoiaks ennast kogu aeg ärksana. Ehk siis mitte valvel, aga ärksana, et teatud inimestega ei tohi piire lahti lubada või lõdvaks lasta, sest sealt tuleb kohe mingisugune laks, et siis on nagu võimalik elada päris põnevalt seda elu, isegi siin hallis Eestis. Tead, meil räägitakse hästi palju tänases ühiskonnas ehedusest. Teate, see on bullshit selles mõttes, et kui te vaatate vaimseid inimesi, nad on kõik sellised, jaa, ma tunnetan. Robert Greene ütles väga hästi, et mitte keegi ei ole mitte kunagi 100% ehe. Ehk siis see on ka üks äraõpitud roll, kuidas olla meeldiv. Ehk siis see eheduse jama või see tagaajamine, see on oluline, et inimesed oleks endaga kontaktis ja nii edasi, aga arvestades, mis maailmas me elame ja arvestades ka seda, et igas inimeses on nii-öelda see valge ja must hunt, siis me peame ka aru saama sellest, et inimene võib olla ehe ja tore täpselt nii kaua, kuni see talle närvidele käib või käivita temast nii-öelda mingit draamat. Ehk siis praegu ma võin küll öelda, et ma olen ehe oma rollis, mis mul on nii-öelda võib-olla tööalaselt ja nii edasi, aga ma võin olla ka isiklikus elus midagi muud, mis tähendab seda, et ehedus on niisugune kahtlase väärtusega, ehk siis mina ei soovita olla ehe näiteks avalikult väga niimoodi, et sa oled 100% ehe, see teeb sind ju haavatavaks ja arvestades, kui palju on erinevaid inimesi, kui palju on kuulajaid, siis sa satud nende rünnaku objektiks ja ma ei viitsi nende projektsioonidega tegeleda. Ehk siis mõnikord on ka lihtsam võtta roll ja see ei tähenda, et see roll oleks võlts, vaid see on üks osa ka sinust, aga rünnaku seda rolli siis näiteks. Ehk siis keegi ei ole tegelikult 100% ehe, arvestades, kui palju inimesed valetavad päevas ise endale ja teistele, et siis te võite seda mulli puhuda ja me ei peaks sellele fookus panema, et ma olen 100% ehe, ma peaks fookuse panema sellele, et ma ei oleks reaktiivne, et kui ma tulen ruumi, et mul on sinuga hea olla ja et ma ei ole kuidagi manipulatiivne või selline, et ma tahaks sult midagi kätte saada või tahaks sulle nüüd keerata. Et see tuleks nagu ära õppida, et sellest juba piisab.
et minule näiteks meeldivad ka inimesed, kes ei ole ehedad, kes on maskidega ja kõigil on maskid ees. Nendega on nii tore, lustida vaadata, kuidas nad mängivad oma mänge ja et kogu aeg üritatakse mingit ühte narratiivi luua, et kuidas on nüüd õige elada, et ole nüüd hästi ehe ja hästi südames ja siis kirjutavad samal ajal mulle, Ants, ma teen nii palju spirituaalset praktikat, ma olen nii kõrges energias, ma ei tea, miks ma kodus lapsi peksan. Et siis selles mõttes meil kõigil on need varjud olemas, et lihtsalt inimlikkus peaks säilima. See on kõige suurem nagu väärtus, mida saab inimene hoida, seda inimlikkust, et mis on sinu jaoks püha siin elus. Ja kui iga inimene mõtleb selle peale, mis tema jaoks on nii-öelda püha ja lähtuda sellest väärtusest ja väärtused on olulised, et miks mulle näiteks konservatiivsem, mitte EKRE, aga lihtsalt konservatiivsem maailmapilt nagu meeldib, on see, et ta toetub väärtustele, inimesed, kellel on tugevad väärtused ja võib-olla sellised toetuvad ka mineviku kogemusele, siis nende inimeste meel lihtsalt püsib paremini, et täiesti väärtusteta inimene, see ju laperdab nagu haavaleheke ühele poole, teisele poole. Ehk siis väärtused loovad mingisuguse struktuuri ja mingisuguse minapildi sulle. Ja näiteks teate ka seda, et kui inimene, tugeva minapildiga inimene ei tee kunagi kenasid asju inimesele, kes käitub temaga halvasti. Nõrk inimene üritab olla väga meeldiv, tore ja nunnu kogu aeg. Sest näiteks kui sa oled ikkagi tugeva minapildiga, väga oma väärtustest lähtuv, siis see tähendab ka seda, et kui keegi ikkagi keerab sulle midagi. Näiteks ma üks päev siin ühele oma eksile lihtsalt kirjutasin väga kurja kirja, sellepärast ta käitus ikkagi väga halvasti. Pidi ma selle ukse talle uuesti lahti tegema, mitte suhte mõttes, aga lihtsalt sõbran tagasi. Ja ta tegi täpselt neid samu asju. See oli tingimus, mida ta ei tohi teha. Ja siis ma kirjutasingi talle lihtsalt, et mul oleks piinlik, kui ma oleks sellises vanuses käituksin niimoodi. Midagi sellist. Ja ta on tugev isiksus, ta saab hakkama sellega. Et vahel on vaja ka anda inimestele laksu ja visata nad justkui nagu külma vette selleks, et ta õpiks ujuma. Ja see tundub ka nüüd, kes sina oled, et viskad, eks ju. Ma räägin oma elus nagu nendest suhetest. Et tugeva meelega inimene, kui mõtled ka ehe olemisele või sellele, et oleme hästi nendega võimatu asju ajada. Kui sa vaatad tippjuhte, siis nad ei pruugi olla, neil on kindlasti väga paljudel ka mustriaad sees, et kui sa tahad elus kaugele jõuda, siis mõnikord sa pead sõitma ka näiteks poliitikas, sa pead sõitma üle laipade ja see ongi olevusvõitlus terve see elu ja võib ka elada teistmoodi, et hästi armastus ja nii edasi, aga siis need, kes seal peavad seda olevusvõistlust, lihtsalt elatuvad sinust ja toituvad sinust, et siis seda elu tuleb õppida niimoodi vaatama, et sa saad aru nendest süsteemidest, kuidas need süsteemid toimivad. Kui sa saad aru, kuidas süsteemid toimivad, kuidas inimesed toimivad, siis sa saad sealt vahelt vingerdada, mitte et sa hakkad maailma muutma, vaid sa vaatad, et kuidas sa oma elu siis elad niimoodi ära, et sa võimalikult vähe teisi häiriks ja võimalikult hästi ise ennast tunneks. Et ka kui sa lähed konfrontatsiooni ja võitlusesse kogu maailmaga, et ma hakkan seda maailma muutma, paremaks tegema, siis see ju piltlikult öeldes tähendab seda, et sa lihtsalt nagu võitled lõputult ja võitlus sünnitab võitlust. Diskuteerige minuga, ma ei tea, ma läksin hoogu. Et elu on väga värviline ja maskid on tegelikult täitsa okei või aus olla. Ja see on ka küps egokaitse on mingis mõttes erinevad rollid ja maskid, et pigem on probleem selles, et inimesed ei oska neid rolle vahetada. Et mis ma näen inimestega töös, et nad jäävadki oma töörolli kinni või oma mingisse ema rolli kinni, et meil on tegelikult väga palju erinevaid rolle, et see tuleks lahti mõtestada, mis rollides ma olen. Üks hea asi, mis ma olen inimestele andnud, on see, mis töötab hästi, on see, et kui sa lähed näiteks tuled podcasti andma, siis sa ei ole sellel hetkel poeg või ei tegele oma tööasjadega. Et sellel hetkel ma olen saatejuht, ütled endale peas lihtsalt, ma olen saatejuht praegu. Praegu ma olen ka lihtsalt, ma ei tea, mulle ei meeldi need sildid, aga pange, mis tahate, müstikterapeut, mis iganes, eks ju, Et ma olen praegu see, nii. Ja ma olen siit uksest välja, siis ma olen päriselt teraapiat tegema, eks ju, siis ma olen terapeut, aga õhtul ma juba korraldan oma vestlusõhtu tuuri ja siis ma olen juba, ma ei tea, manager ja mingis muus rollis, aga ma ütlen enne, praegu mul käivad need automaatselt, aga sa ütled ennem, kui sul hakkavad asjad nagu pihta, mingi roll pihta, ütled omale kas või kõva häälega, praegu ma olen saatejuht, praegu ma olen lasteaiaõpetaja, praegu ma olen ema. Mida see teeb, sa aitab meelele ära registreerida, mis on see ema roll, mis on see tööroll ja siis hakkavad need piirid sinna vahele tekkima, et sa ei segunda nii palju neid rolle kokku. Et see nagu, kui me võtame nagu inimesel ongi eraelu, on tööelu, on ju, aga väga tihti tuuakse see kodune pagas tööle kaasa, mis kodus juhtus hommikul, ma ei tea, lapsed karjusid ja mehega läksid. Inimesed, üks asi veel, et nad arvavad, et need, mis nende emotsioonid on, et need ongi nemad.
aga aju võib meile toota igasuguseid asju ja aju on keskendunud eelkõige negatiivsusele, sest mõlemad aju nii-öelda amügdaalad tegelevad negatiivse mõtlemisega, ainult parem pool tegeleb natukene ka positiivsega, et inimene on disainitud niimoodi ja need negatiivsed mõtted on ka korduvad. Ja väga paljud inimesed saavad selle mõttemustri kaasa juba sellest keskkonnast, mis esimesel 7 eluaastal juhtus, lihtsalt terve elu kordavad sedasama janti uues vormis. Et tegelikult see elu on nii primitiivne nagu mingis mõttes ja mul on nii kahju, et ma olen ennast ära rikkunud kogu selle teadlikkusega, sest vahel näiteks, kui ma väsin ära sellest teadlikkusest ja sellest enda olemisest, kui ma olen üksi, ma tunnen ennast kõige paremini, ma olen kõige parem versioon endast, kui ma olen üksi, et siis ma vahel mängin sellist pimesikku, et ma lähen mingitesse olukordadesse, kus ma panen selle teadlikkuse nagu kappi peitu ja siis teen näo, ma isegi suudan ennast ära veenda või et mul on seal põnev ja tore ja siis muutud selleks keskpäraseks halliks inimeseks seal ja siis vaatad seda ja siis mõtled, kuidas need inimesed niimoodi elavad iga päev ja siis sa saad aru, et sa lasid sellest ära ja siis see käib selline nagu mitte võitlus, vaid selline nagu, et kuidas siis see õige olemine nagu on, et kuidas siis lõpuks see, et kuidas ma tunneks ennast kõige paremini ja siis seal, kus ma tunnen ennast kõige paremini, seal näiteks teised inimesed, ma tunnen, et nad jäävad nii-öelda, kas hirmutab see, sest inimestel, mis on kõige hirmsam asi, mida nad peavad tegema, kui sul on emotsionaalselt intelligentne ja selline nagu siiras inimene vastas. Ma olen näiteks alati inimsuhetes siiras, ka date'idel olen siiras ja ma näen, kuidas inimesi ehmatab see. Sellepärast, et neil ei ole siis võimalik mängida, isegi kui nad mängima hakkavad, siis nad on niikuinii kaotajad, sellepärast, et siirus ja headus mängib igasuguse egomängu nii-öelda üle ja lõpuks jääb kaotajaks alati see, oma sisimas, iseenda jaoks kaotajaks, kes mängis maha selle siira inimese ja siira tunde, mis tema vastas nii-öelda istus. Ja me ei oska seda hinnata ennem, kui me ei ole sellest ilma jäänud. Et siis ma loodan, et mul õnnestub seda kogemust pakkuda kindlasti nendele, kellel seda vaja on. Väga armas. Räägi oma vestlusõhtutest, sul on üks huvitav tuur. Jaa, see tuur on tõesti, kuna inimesed kutsusid meid üle Eesti ja hästi palju esinemiskutseid oli igale poole, siis nii tüütu on iga kohaga eraldi nagu kokku leppida või iga korraldajaga kokku leppida. Ma ütlesin, ma teen ise tuuri. Ja ma haldan ise ja mul on alati see, et kui ma ise juhin protsessi, näiteks ka seda podcasti, mis ma nüüd tegin, Minu elu, minu reeglid, siis kui ma teen ise, siis see läheb alati edukaks. Kui ma ei tee ise, et keegi teine hakkab niite juhtima, siis seal ei ole kunagi edukas, seal ei ole minu energia lihtsalt. Sellepärast, et kui ma teen ise, siis juhindub minu enda jõud ja energiat selle taga. Ja see vestlusõhtu tõesti, me üle Eesti nüüd hakkame siin kohe 20. märtsist, ma ei tea, kuna see eetrisse läheb, eks ju, 20. märtsist läheme Rakveresse, siis Põltsamaale ja paneme üle Eesti tiiru peale Tallinnat, Tartut ja Tartu on üldse välja müüdud juba ja et selles mõttes, et meil läksid 3 päevaga pooled vestlusõhtupiletid ära üle Eesti. Et ma arvan, et me oleme siin varsti välja müüdud, ja ma arvan, et selle tuuri käigus ka saada jagada inimestele hästi palju teadlikkust, kindlasti teha ka huumorit, rääkida ka oma läbikukkumistest ja tõusmistest ja elulisi lugusid, sest siin see eetriaeg saaks otsa, aga on väga palju juhtunud, mida ma saan tegelikult jagada ainult inimestele silmast silma ja meil on alati kokkulepe, et kõik, mida me räägime, mida ma ütlen, mis on nagu ohtlik info, siis see jääb sinna ruumi ja see on siiamaani püsinud, et tohutu austus ka inimeste vastu, et ma ei ole kuulnud, et see jutt oleks kuskil nagu laiali läinud. Et seal me räägime väga isiklikest teemadest, mitte et ma hakkaks oma isiklikku elu seal lähvatama, aga inimestega töötama isiklikel teemadel. Et vahel me oleme ka seal, Võrus räägiti pärast, ma tegin ühe suure vestlusõhtu, mingi 120 inimest oli ja ma tegin ühe näidistöö seal lava peal. Samamoodi seal mingid vanaemad ja asjad ja mingi seksuaalne kuritarvitamine ja siis pärast Võru peal jutud käisid, et see ei saa võimalik olla, ta kindlasti kutsus palgatud näitlejad siia. Siis mõtlesin, joh, ei tiina. Mõtlesin, aga mõelge siis nii, et selles mõttes on nagu tore seda teha ja mul on hea meel, et mul on uuesti see tunne, et ma tahan seda teha, et ma ei pea tegema, vaid ma tahan teha ja see on hästi oluline, millega elus üldse asju teha, et meil on elus kõigil niisugused tõuse ja lange ja mõõnasid, et minu jaoks oli see
oligi võib-olla see puhkeaeg, see paar aastat, kus ma natuke rohkem kadunud olin, et ma sain iseendaga aega veeta, võtta populaarsust vähemaks, et ma saaks poes käia niimoodi, et keegi vahi mind või ei tule juurde, et miks on nii kallist jäätist söödud. On selliseid juhtumeid olnud, või et ma käin restoranis, ma just eile küsisin Instagramis ka, et inimestelt, et kuidas teil läinud on, ja siis üks inimene kirjutas, sa olid mega hoti kaaslasega restoranis, et kas see on su uus kaaslane. No, et siis sa oled tegelikult kogu aeg selle avaliku pilgu all ja seal on nii huvitav see, et kui sa oled selles avalikus elus, sul tekib mingi kaitseroll või mingi roll, mis on täiesti normaalne ja ma märkan seda, et kui ma lähen välismaale, siis tegelikult, kui ma lähen täna kodust välja, siis ma olen ikkagi, sensor on töös, et ta ei ole kunagi näinud purjuspeaga lällamas kuskil või madalalt käitumas, sest esiteks see ei ole mulle omane, aga ma ei käitu kunagi nagu, kuidas ma ütlen, vääritult. Ja see on ka mingis mõttes see, mida sa nagu hoiad või et sa tead, et sa kogu aeg mingi pilgu all, et kõike, mida sa teed, võib jõuda nagu avalikkuse ette mingil kujul. Ja siis, kui sa oled välismaale, see on nii mõnus, et sa saad lihtsalt nagu selle rihma lõdvaks lasta ja ma ei mäletagi, mis tunne on olla nagu selles mõttes, nagu, et keegi ei tea sind. Et ma tõesti ei mäleta seda ja vahel ma igatsen seda ja välismaal ma saan selle tunde kätte, et ja selles mõttes need reisid on väga head. Aga samas ma ostsin ka Võrumaa maja selleks, et ma saaks selle elu eest ära põgeneda, kui vastuoluline on inimene oma loomuselt, eks ju, ühelt poolt see on kõik nagu tore ja põnev, aga ka see võib väsitada, et see on tasakaal, ma arvan. Kui sa lähed nagu ühte äärmusesse teise, siis see on jälle jama. Aga see tasakaal on praegu kuidagi paigas, et kuidagi nagu mõnus on kulgeda. Tead, ma tahaks küsida sinu käest ühe küsimuse veel ja just selle koha pealt, et kas su elus on olnud selliseid hetki või inimesi, kus sa oled tajunud, et need on kuidagi sinu elu toetanud või aidanud sellised kohtumised? Ja, neid on palju olnud. Ja üks, loomulikult üks inimene, ma ei tea, mis ta perekonna nimigi oli, kes mind kunagi haiglast peale korjas ja väga raskes kohas, kus ma olin, et siis tema tõesti nagu töötas mind uuesti nagu üles isiksusena. Ta on surnud tänaseks, ta päästis minu ära ja suri ise ära. Et see oli küll huvitav. Jah, aga sellest ma ei taha rääkida, ma ei saa sellest rääkida, sellepärast isiksus ei tohi olla avaliku sees. Aga kindlasti on selliseid kohtumisi olnud või õpetajaid olnud, kes võib-olla ei ole kõige paremate kavatsustega, kes on siiski nagu kasvatanud sind ja esoteerika maailmas või nõiamaailmas öeldakse, et õpilane sööb alati oma õpilase pärast sööma lõpuks. Võib juhtuda selline protsess ja mul on üks selline protsess juhtunud, väga austame üksteist siiamaani, aga on selliseid väga põnevaid kohtumisi olnud ja ka tööalaselt on ju väga põnevaid, keegi ei tea seda või teati mingi hetk, mille pärast mind ka siin rünnati, et ma olin tegelikult väga pikka aega ka hall kardinal nagu väga paljudele inimestele. Mul oli fenomenaalne aju selles osas, et mina ei tea, kus see tuli. Ehk siis ma mõtlesin välja lahendusi seal, kus lahendusi ei olnud ja see ei olnud see, et mina oma peaga oleks mõelnud. Need lihtsalt tulid mulle kuskilt ja see oli täiesti sürr ja siis ma sain aru ühel hetkel, et ma tean kõigest liiga palju, et see muutub ohtlikuks, sest mul on nii palju informatsiooni käes. Loomulikult sa ei avalda seda kuskil või sa hoiad selle enda teada, aga siis info nagu imbus kuskilt nagu välja ja siis oli vaja see ants nagu ära koristada. Ja siis ma olen nagu ära tõmmanud selle, et ma ei viitsi enam hall kardinal olla nagu nendes protsessides, vahet pole, mis protsessid need on. Aga et sa oled need süsteemid läbi näinud kõik, kuidas see toimib ja siis kaob sul mingisugune selline naiivsus ära elu suhtes, et kõik on ilus ja tore, et inimesed on ikka parajalt sellised saamaimulised, kus on raha ja võim, seal on alati halvad teod ka juures, et ja kui sa näed seda väga lähedalt, näed ka, kuidas häid inimesi hävitatakse lihtsalt mingisuguse võimu või raha nimel, siis sa hakkad seda maailma teistmoodi vaatama ja üritad seda võimalikult vähe häirida, et sa saaksid lihtsalt oma asja teha. Et ma niimoodi räägin praegu krüptiliselt natukene, aga ma ei saa sellest täpsemalt rääkida. Kõik täiesti arusaadav. Aga sul on tohutu vastutus tegelikult
nii Eesti inimeste ees, sest väga paljud kuulavad sind. Ja vastutus on tegelikult inimestel. Vastutus on inimestel, mida nad kuulavad, et ei saa panna kogu vastutust minu õlule. Seda küll ise peab ka mõtlema. Esiteks, mina ei ole süüdi, et inimesed mind nii palju kuulavad ja see on ikkagi nende vaba tahe ja minu vaba tahe on see, et mida ma räägin, eks ju, et kui ma pärast võib-olla seda podcasti üle kuulan, siis mõtlen, hoian peas küll kinni, et kui ta rääkis seda, siis ta rääkis seda ja siis see tundub vastuoluline või mis iganes, sest mõned inimesed väga mõistusega analüüsivad seda kõike. Aga küsimus ei olegi selles, mida sa räägid, vaid see, kuidas sa räägid ja mis ta inimestes tekitab, et inimesed on mulle tohutult tagasisidet andnud, et kui ma räägin, et siis neil tekib nagu tunne, et nad rahuneksid, et neil tekib nagu niisugune rahunemistunne, et see hääletämber ja kõik jutud, et vahel ei olegi oluline see, mida ma räägin, siis pane lihtsalt see makk käima ja hakka rääkima. Krista Lensin kunagi ütles, et Antsu on iga kell turvaline kutsuda, ta räägib eetri täis ja väga hästi räägib ka. Ja kõik toimib. Ja kõik toimib, jah. Aga seal ongi see kindlasti hääletämber ja see, et see on niisugune hästi rahulik ja pehme hääl. Ja ma arvan, ma eeldan, muidugi eeldada on vale, aga ma eeldan, et kui sa õppisid hüpnotisööriks, siis sealt on see mingi juur ka tulnud. Seal kindlasti hüpnoosi tehes on su hääl teistsugune, ilmselt sõbrad, kusjuures ütlesid, lapsepõlve sõbrad ütlesid, et kui mul on nendega olnud pikemat aega koos, siis mul tuleb päris Antsu hääl tagasi. Et see on nii huvitav, kuidas see ei tähenda, et see on vale hääl, see on lihtsalt, sa treenid, ma tegin üle 2000 hüpnoosi seansi, et sa töötad igapäevaselt, siis see hääletämber muutubki võib-olla sügavamaks, rahulikumaks, selliseks sisendavamaks, aga see ei ole kuidagi teadlik, et see võib olla iga päev erinev, see hääl ka. Ma räägin, et mul tekib täpselt see hääl, mis sul vahepeal ka, kui sa räägid, siis siin on kuulda, et hääl natukene niimoodi vibreerib hästi huvitavalt, muutub, kuidas sa vastad ja kõik. Minul on huvitav küsimus, ma küsin. Ants, mis on sinu hingetee? Mis on minu hingetee? Mis sa selle all mõtled? Üldse see tee, mida sa siia ilma oled tulnud tegema, olema, mis on vahel sinu mulle plaanid? tundub, et minul endal ei olegi sõnaõigus, sellepärast et ükskõik kui palju mina ise plaane teen, siis ikkagi suunatakse mind sinna, mis on nagu see hingetee siis. Et näiteks ma tean seda kindlasti, et ma pean töötama inimestega. Ma olen proovinud 2 korda lõpetada seda. Ma olen mõlemal korral haigeks jäänud täiesti lambi koha pealt, mitte külmetushaigus, ikka nimelt haiglas oled ja siis ükskord arst ütles ka, mine tööta nende inimestega, ta saab terveks. et see on kindlasti üks selline asi, millega vastu ma ei ole 10 aasta jooksul huvi ära kaotanud, mis tekitab mulle põnevust ja kirge. Ja teine asi on kindlasti ka selline, nagu ma ütlesin, see harmoonia leidmine ka partnerlussuhtes, et ma võib-olla tähtsustan või räägin sellest väga palju, aga tegelikult ta ei ole minu jaoks nii primaarne nagu igapäevane protsess, millega ma tegelen, et ma ütlen tõesti, ma üksi tunnen ennast kõige paremini ja minu jaoks on see lihtsalt põnev protsess, et kellegiga koos nii-öelda midagi luua või ühenduda, et see nõuab minult palju nii-öelda ressurssi, aga see on täiesti tehtav. Et siis see on kindlasti üks koht, mis hakkab siin 30-ndates, kui ma nüüd saan, issand kui kohutav, mul toimub noorusest eemaldumine. Kindlasti sellise küpse suhteni nagu jõudmine, et jah, et see on nagu see, kuhu ma tahaks kindlasti jõuda. Ja mul ei ole pikka plaani nagu mõttes, nagu pikka plaani. Mulle meeldib kogu aeg ümber otsustada, ma võin praegu rääkida ühte ja ma võin ka rääkida mõnikord ühest asjast ühtemoodi, järgmine kord räägin täiesti vastupidiselt seda, miks ütlesid, et mul on inimeste ees vastutus. Ja siis ma ütlen, et inimestel on enda ees vastutus, ehk siis sa võid rääkida ükskõik mida, aga küsimus on selles, mis inimesega haakub ja mis on see, mis temas käivitub. Täiesti savi, mida sa andsin välja platrab. Küsimus on selles, mis inimesega resoneerub, mis teda aitab ja mis teda käivitab. Ja see on vastutus nüüd inimesele endale. Et jah, minu hingetee ongi see, et olla pisut vastuoluline, olla enda moodi ja või vahepeal ka iga päev erinev, et sest ma kannan selle välja enda jaoks, see ei aja mind hulluks. Tead, mul nagu tuli silmade ette selline pilt, et kui sa lähed ja räägid lammastele ka erinevatel teemadel, ongi nagu karilambaid, siis sa räägid neile mingit juttu, aga nad sinust väga aru ei saa, aga vastutus on selle lambal, kas ta saab sinust aru või mitte. Et piltlikult öeldes lihtsalt, et ma saan, nagu kui ma sinuga vestlen, siis ma saangi aru, et see vastutus läheb ikkagi inimestele. Me kuuleme, tohutult on informatsiooni, sa võid igalt poolt seda kuulata. Sina räägid, nii palju veel on inimesi, kes räägivad.
et aga eks igalt poolt hakkab midagi külge ja inimene ise nagu vaatab, mis tema jaoks nagu oluline on sellest. Ta leiab selle, mis tema jaoks tegelikult resoneerub, et ei pea seda, info üleküllus on niikuinii, et see on infoajastu. Kui sa ei taha selles osaleda, mine metsa, istu omaette maha ja vaata, kui tore siis seal on olla, nagu jäädagi sinna metsa, et väga paljud inimesed ütlevad ka, et ma ei saa siin linnas elada, kõik on nii palju, kõik on nii kiire. No mine siis ela koopas kuskil metsas, et siis sa pead ka tegelikult näiteks, mina ei saa väga pikalt olla sellises rahuseisundis või see, et ma olen nüüd hästi rahulik ja zen kuskil seal metsas, ma võin olla seal nädala-2, aga mul peab olema positiivne stress, inimestel peab olema positiivne stress, väljakutse just selles osas, et midagi nagu teha. Sest meie ühiskond on niimoodi disainitud, lääne ühiskond. Ja kui me hakkame väga idamaiseks minema, et me oleme sennid, aga nad on kõik vaesed ka seal, eks ju. Ehk siis, mis tähendab seda, et praegu on ka üks ohtlik trend minu meelest esoteerika maailmas, kus tehakse mingeid koolitusi, kuidas, ma ei tea, koodid maanduvad sulle ja saad rikkaks ja mis iganes. Ja reaalsuse loomine, siis mina ütlen küll, et reaalsuse loomine ei ole 3D, räägitakse 3D-st ja 5D-st, et see, et kui sa pingutad ja teed tööd ja sellel on mingisugune tulemus, et kui sa lihtsalt, kui sul koodid maanduvad ja ütled, et ma olen nüüd looja ja nüüd tulge kõik ja hakkan ka tegema koolitust, kuidas raha rikkaks saada, siis rikkaks saavadki need, kes teevad koolitust, kuidas rikkaks saada. Aga minu peaks olema ka koolitusel mingi mõõdetav tulemus, et kui ma teen vestlusõhtut, siis seal ei pea olema mõõdetavat tulemus, seal on üldine tulemus, et mida ma siis nendel inimestel räägin või millega nad resoneeruvad. Aga kui ma teen koolitust, siis seal peab olema mingi mõõdetav tulemus minu jaoks, et väga ohtlik on tekitada inimestele see illusioon, et me oleme siin kõik Matrixis, kuidagi Matrixis ja me peame siit välja minema, aga siin Matrixis on raha, siin Matrixis on inimsuhted. Kas sa siis lammutad kõik selle ära ja oled kuskil siis oma ette nii-öelda, ja nagu sa saad aru, sellest ma räägingi. Ma ei räägi Matrixis, kui ta panete tähele, ma räägin, saa erinevatest süsteemidest aru ja saa aru, kuidas seal vahel vingerdada. Kui sa tunned seadust, siis sa tead, kuidas seadust eirata või rikkuda. Just ümber nurga. Et minnakse nagu 0-100 ja siis mõned inimesed, kes on nagu elus pettunud või haiget saanud, nõrga minapildiga, siis nad haakuvadki sellistesse protsessidesse, neil on lihtne see raha kätte saada ja nad sinna võrku võtta ja siis ongi see, võib tekkida see tunne, et ainult selle õpetajaga koos või selle koolitajaga koos ma tunnen seda, et on ennast võimsana. Tegelikult päris areng hakkab sellest hetkest, kus sa tunned ennast üksi võimsana, nii et sa ei taha enam õpetajat nagu sellisel kujul, vaid et sul on enda sees tugi ja siis sa hakkad päriselt loojaks enda sees. Mitte see, et keegi räägib mulle, et kuskil kuradi koodid maanduvad 2 tonni eest. Et see on nii primitiivne, see esoteerika maailm, Eesti esoteerika maailm, te kujutate ette ka, ma nägin ju, ma tegin selle konstellatsiooni kuulsaks, siis hakkasid kõik rääkima sellest, siis üks loeb koodiraamatu läbi, teeb koolituse, nüüd räägivad kõigil koodid maanduvad. Et see on ahelreaktsioon, mis tekib, see tuleb New Age, on palju suurem varsti, kui see meditsiinivaldkond üldse on meditsiinimafia ja lihtsalt puhutakse nagu mulli ja vaata, kui sa midagi nagu teed, lood mingi süsteemi või egregori, siis see võibki tunduda väga võimas ja ehe seal, nagu kui sa lähed sinna lähemale, siis see mädaneb ikkagi või seal taga on tühjus, et hästi palju luuakse sellist illusiooni inimestele. Aga ma ütlen inimestele, et katsuge kõigepealt oma eluga hakkama saada, füüsilise eluga. See on samad reaktiivsused, ülekanded põlvkondadest, mis iganes. Tehke see korda ja uskuge mind, teil ei ole vaja neid mitmetonniseid kursuseid, sellepärast et teil loksub enda sees paika ja kui sa elad oma elu, siis sul on oma energia, oma anded avalduvad sinus ja kõik hakkab voolama. Lihtne rääkida praegu, raske teha, eks ju, raske õppustel, aga ärge laske ennast lihtsalt nagu nii palju lollitada, et see on nagu kurb vaadata lihtsalt, et kuidas inimesed mõnikord ongi võib-olla kehvas seisus ja võtavad veel laenu juurde, et mingile koolitusel minna või öeldakse, et mingi needus on peal ja tonn on maha võtmine, siis jooks ka alati. Või keegi hakkab seansil sul, ütleb, et rindade kaudu ma hakkan sul mingit asja korda tegema, siis pane ka jooksu, et on pervert lihtsalt. Ants Kallis, me oleme sulle nii tänulikud, et sa nii laheda ja ägeda vestluse meiega maha pidasid. See tõesti puudutas hinge, see oli väga siiras, väga armas. Et me oleme sulle väga-väga tänulikud. Ma ühe veel sellise mõtte võib-olla lisaksin, et võib-olla sa ise tahad mingi mõtte kaasa anda meie kuulajale, mida sa tunned, mis võiks toetada inimest, kes võib-olla on
hetkel oma elus, ma ei tea, kas mingi murdepunktis või üks töökoht on lõppenud ja läheb uude kohta, aga ta nagu täpselt ei tea, kuhu ta liikumas on või üleüldse mingi suhe lõppes ära. Et niisugune üldist võib-olla on raske öelda, aga sa ise tunned, mis sa sel hetkel nagu öelda tahad. Et võib-olla on sul mingi mõte, mida sa tahad öelda neile inimestele, mida nad võiksid nagu tegema hakata siis? Keerulised olukorrad lähevad alati mööda. Ehk siis vastupidi, kui te olete oma elus kriisis, siis mina plaksutaks käsi. Ütlen, et see on väga hea koht, kus olla, kuigi sa võid praegu vihata mind selle eest, et ma seda ütlen, vaataja ma mõtlen. Aga ärge suhtuge kunagi sellesse ühe asja lõppemisse ja teise asja mitte algamisse veel sellise katastroofi tundena. Kõige olulisem on see, et kriis toob üles meile meie kõik rasked kohad. Ehk siis esimene asi, mida jälgi kindlasti see, et kui sul on mingi asi lõppenud ja sa ei tea, mis tulevik toob, siis sul tekib hirm ja siis sa kukud sinna abitusse ja draamasse, et siis väga selgelt erista ära lihtsalt, et mis on su täiskasvanud osa ja mis on see lapse osa. Et väga lihtne harjutus, mida ma olen palju andnud, aga võiks veel anda, on see, et küsida endalt lihtsalt, et kui vana ma olen, kui ma seda tunnet praegu tunnen enda sees. Et mis on see esimene tunne, mis minu sisse tekib? On see siis 3, on see siis 7, on see siis 10? Ja siis olenevalt sellest vanusest, mis sa oled, ütlen endale lihtsalt, et ma olen praegu 30, ma näen, ma kukkusin sinna 7. eluaastasse. See on küll täitsa pekkis seal, aga 30-aastane on täitsa terve. Mis on alati üks osa see, mis on hästi terve. Ja siis ma saan muutuda ise endale ressursiks ka sellele draama osale, et ma eristan üldse ära, mis on see draama minu sees ja mis on see terve osa. Ja sellest hakkab tegelikult see lahendus nii-öelda pihta. Et head kriisi ei tohi raisku lasta, ehk siis ma soovin kõigile jõudu, kes on heas kriisis, ehk siis õppida nägema neid seoseid, et ükski asi ei lõppe ilma põhjuseta või sa ei ole lõpetanud ilma põhjuseta, see on selleks, et sa liiguksid oma arengus järgmisesse kohta, sest evolutsioon areneb edasi. Aga kui sa ise mingeid muudatusi ei ole teinud ja tahad jääda kogu aeg sinna vanasse kinni, jääd 10 küünega seal kinni, siis ühel hetkel ju peab keegi selle liivalossi sul ära lõhkuma, et tuleks parem elu. Aga enne seda paremat elu on vaja see tüütu sõna vastutus võtta, aru saada iseendast, ennast õppida ära reguleerima, aru saama ja siis minna juba uutesse väljakutsetesse siis, kui sa oled ennast paika saanud. Ja siis tulevad täpselt selle energia pealt, mis sa oled saavutanud või see kohalolu või see stabiilsus, siis tulevad ka su ellu paremad nii-öelda lahendust ja paremad võimalused. Ehk siis see on mõte, mida ma annaks võib-olla inimestele kaasa. Aitäh sulle selle ilusa tagasiside eest, mis sa just mõned hetked tagasi tegid. Tore oli teiega vestelda. Ei, mul ka väga tore, väga huvitav härrasmees oled ja väga soe hing oled. Aga kui suures, see on hästi huvitav see, et üks päev üks klient läks ära ja ukse juures tegi mulle 5 minutit loengu sellest, et sa tundud alati selline nagu jõuline või isegi ülbe või arrogantne, aga siis ta ütles, et sa ei lasegi kõiki sinna sooja ja nagu sellesse hella kohta nagu sisse, et just ta kirjeldas seda nii, et ümber on nagu suitsupilv ja siis on uks ja siis ukse peale valvur, et kas saab sisse või ei saa sisse. Aga see ongi, ma olen nii nagu ma olen. Ehk siis, kui ma tahan natukene, mulle meeldib vahepeal olla selline arrogantne natukene, see ei ole kuidagi ebakindlusest tingitud, aga see on nagu, vaata mu skorpion. Ma olen selline, et ma tahan vahepeal sutsata, ma tahan vahepeal mingit möllu korraldada, et siin hallis igavas Eestis natukene mingit toredust oleks juures. Ja oleks millest rääkida ja mille üle kirjutada ja mille üle mõelda ja ühesõnaga see inimene on üks huvitav olend. Mega super, suur aitäh sulle, et sa tulid. Suur aitäh sulle.